Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ilusat esmaspäeva kõigile Digitunni kuulajatele. 24. detsember, jõululaupäev on meie arvestuste järgi kätte jõudnud. Aga see tähendab, et Digitund on eetris ja mitte muide me ei ole lihtsalt eetris, vaid me oleme pikema erisaatega eetris. Nii et täna on Digitundi 2 tundi, kes armsal jõululaupäeval muud teha ei valda. Tere tulemast kuulama meie saadet. Saatejuhid Ants Lõugas ja Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee ja meil on selline saade, kus me võtame kokku selle aasta, mis hakkab kohe läbi saama. Ikka aasta lõpus võetakse kokku, me võtame ka ja selleks me võtsime ka siia stuudiosse kokku Meelis Väljamäe Euronixist ja Glen Pilvre ehk neljakesi siin täna oleme ja no eks see on see seltskond olnud, kes ma arvan kõige tihedamalt Digitunnis sel aastal on käinud ja katsume siis tehnoloogia aastale 2018 kuidagi peale vaadata, et kas tagant järele vaadates on ka võimalik teha mingeid järeldusi ja mingeid tarkusi. Tere tulemast kõigile, aitäh, et jõululaupäeval võtsite aega. Ja, juba aplaus. Saab läbi, see oli väike Glen Pilvere nimeline aplaus. Meil on laua peal ka Anki Vektori nimeline robot, kes võib-olla vahepeal tahab piiksuda, et siis teie raadio ei ole katki või telefon või klapid. Kuulge kolleegid, aga alustame siis, ma võib-olla küsikski täitsa üldiselt kohe, et mis tunne on, kui vaadata 2018 tagasi? Kas on üldse mingi selline tehnoloogiline tunne hinges või ei ole? Mulle näib, et on nagu mingisugune vaikusene tormi, et selline üsna rahulik aasta on olnud. Aga mis tähendab seda, et ilmselt me võime võib-olla näha järgmisel aasta suuri muudatusi või äkki suuri mingisuguseid uuendusi. Ja sulle tundub, et eriti nagu midagi ei toimunud, jah? No toimus väiksed muudatused, väiksed edenemised, aga ei toimunud midagi pead pööritava panevateks. Aga no ega samas, kui sa nüüd aastale peale vaatad, ega ükski aasta ei ole. Ükski aasta nagu minust ei pöörita. Jah, jupp aega ei ole olnud ja vanasti ikka oli nagu rohkem, aga vanasti oli roheline ja tead, iga kord oli siuksed paugud luua varrest, et hoia ainult kinni. Mulle tundub 2018 aasta selline, kus juhtus, tehti palju ägedaid asju ära, aga tegelikult ta läheb minu arvates kirja aastana, kus mis jäi nagu natuke vahele. Ei tulnud heaks ega paremaks läinud midagi erilist, aga 2019 mul on väga suured ootused. Ühesõnaga, meil on selline saade tulemas, kus me kavatseme teid siin kinni hoida 2 tundi, aga me ütleme kohe saate alguses ära, et meie arust midagi põnevat ei juhtunud, aga eks ta siis kuulake. Ma olen natuke optimistlikum, aga Glen, sina ei saanud eriti midagi öelda selle. Aga mul ei ole midagi väga tarka öelda, tegelikult on selle aastaga alati nii, vaata kui aastaga nagu läbi saa, mis sul tulevad meelde võib-olla need mingid viimase kuu asjad. See on naljalt nagu enam ei mäleta, mis juhtus jaanuaris, eks ole. Teagi, et mis juhtus jaanuaris. Tegelikult, kui niimoodi mõelda, eks ikka juhtus üht-teist, igasuguseid vidinaid tuli välja, uusi telefone, need Anki Vektor on laua peal, keda eelmine aasta ei olnud ja mingid autod on väga palju hakanud ise sõitma võib-olla rohkem ja igasugust sellist kraami on ju tegelikult ikkagi nagu liikunud või olnud, et ei saa nagu öelda, et võib-olla päris 0 aasta on olnud, eks ole, aga noh, jah, nagu me enne juba siin jutuks oli, aga mingit pauku pole käinud minust ka eelmisel või üle-eelmisel aastal niimoodi, et et nüüd oli see ja siis on 10 aastat jälle ei juhtu midagi. Aga lähme konkreetselt mõne teema juurde. Mul on üks hea teema, mida Glen küsis, keegi ei mäleta, mis juhtus jaanuaris. Ja mina võin teile öelda, mis juhtus, ma kohe täpselt ütlen, jaanuaris 2018, 31. jaanuaril 2018 on meie kolleeg Gregor Sibolt kirjutanud Geeniuses uudise, Telia lõpetab millegi müügi. Telia vahepeal lõpetas mingite telefonide müüki. Sonit lõpetas või? Jah, 31. jaanuar oli siis uudis, et Telia lõpetas Sony telefonide müügi. Nüüd on jälle vist alustanud. Ei ole. Ma mäletan, et see jutt käis seal, et see on sinna ajutine ja mudelivalik täieneb ja mine tea ja see võib-olla ei ole ikka lõplik. Nüüd on põhimõtteliselt aasta otsa möödas, kontrollisin hommikul üle, ei ole Telias Sony telefone. Mujal on. Mujal ikkagi on ja peab muidugi ütlema, kui sa juba telefonidest räägid, et
ma hiljuti siin tegin ühte telefonide võrdlust, kus Sony telefonid osutusid üllatavalt heaks, kui ma hakkasin vaatama kõiki parameetreid ja kõiki muid asju, no see viimane XZ2, jube kiire, jube ereda ekraaniga, stereokõlaritega, veekindel kõik, ühesõnaga noh. Vabandust, ma nüüd segan, sa oled vist iga aasta seda juttu rääkinud. Ei ole, ma olin nagu imestunud. Meil on oma väiksed jõulutraditsioonid. Ja tegelikult, mis noh, ütleme, hüpataski kohe telefonidesse, saingi teada, et väga head on need telefonid, mis ei ole kõige uuemad, aga natuke vanemad ja tippmudelid. See ongi nagu tegelikult kogu tööstusharu probleem telerite ja arvutite telefonidega, et vanemad asjad on piisavalt head ja see nagu on peavaluks tootjatele, kes uusi asju väga palju taheti osta, kas või Apple'i asju taheti väga palju osta. Enne kui me sinna jõuame, ma olen täiesti nõus sinuga, räägime sellest Sonist nüüd ikkagi, et Sony, ütleme, kui ma olen küll mitu aastat vist seda juba ennustanud, et Sony läheb telefonide turult järgmisel aastal ära ja ma tahan jälle seda ennustada, sest globaalselt ka, no neil ei ole mingit turuosa, mitte midagi. Ja no rääkides jõulutraditsioonidest, siis mina olen siin samas saates viimased 3 aastat rääkinud, et 1 3 tootjast lõpetab järgmisel aastal ära. Ja ei ole lõpetanud. Sony, LG või HTC, no ei ole. Tead isegi HTC on veel tuksub. Ja no ka LG on isegi vaatad tagasi tulnud ju Eesti regiooni nüüd. Ja LG on tegelikult. HTC on elustamisel, siis LG on juba nagu zombina käib ringi. Ei, LG on juba siin käib zombina ringi täiesti. LG ja Sony on natuke selles mõttes teised loomad, et nemad nagu saavad, kui nad tahavad teiste toodete najal liugu lasta, eks. LG pesupõsud on piisavalt hea, et ta võib telefonide automisega miinust lasta, kui viitsib nagu aastaid. Aga HTC ei saa see endale lubada, eriti nüüd, kus nad on nagu kogu oma ande ka Google'ile maha müünud inimeste näol. Ei no tegelikult see minu jutt, miks ma olin nagu nii üllatunud, oligi pigem selles, et järgmise kuu digisse sattusin ma tegema ühte sellist võrdlust, kus panime alla 500 eurosed telefonid kõrvuti. Ja täiesti nagu siiralt, ilma, et ma oleksin mingisugune salajane Sony ihaleja, et kui ma vaatasin aga nagu, natuke ikka oled ka. Tegelikult ei ole, no ma mulle nagu sattunud nendega no Nokiat enam ei ole lihtsalt sellepärast. Et kui ma nagu lasin käima siin seal mingid kiirust mõõtvad asjad, mis mingid benchmarke mõõtsid huvi pärast, eks ole, siis selgus, et kõige kiiremad telefonid olidki OnePlus ja Sony. Üllatus, eks ole, kogu sellest kambast on ju. Siis vaatasin ekraanid üle, kõige eredam ekraan Sonyl. Siis vaatasin kõlarid üle, ainsad stereokõlarid Sonyl. Et noh, siuksed nagu täiesti konkreetsed nagu käega katsutavad asjad, mida teistel selles hinnaklassis lihtsalt ei ole, et noh, et seal olid kõik alla 500 euro, et kõige teine kobe väga telefoni Samsung S8. Ja noh, veel Sony kasuks on ju rääkides, Sony soft on olnud kogu aeg hea kiire, suhteliselt puhas Android, suhteliselt vara tulevad uute Androidi versioonidega. Ja täna Android 9 peal, mida ka nii mõnelgi keskklassil väga head akud on Sonyl olnud aastaid, eks. Sony tegi ka selle laadimise nüüd, mis nii-öelda hoiab ju akut kokku, et ta laeb sulle hommikul selle viimased protsendid, eks ole, et ta öö läbi ei lae. Ja tegelikult nagu palju häid asju, võib-olla ainukene selline, kus nagu saab näpuga näidata, ongi see, et Sony kaamera soft on olnud natuke süke aeglane kogu aeg. Ja pildid on olnud ikka väga sellised. Ma ei ütleks, et see lihtsalt pildid nagu nüüd on halvad, nad on läinud täiesti okeiks, aga seal on nagu müra võib-olla kohati natukene rohkem, aga see on ka võib-olla ainus asi, kus teeks norida. Probleem ongi ju selles, et see täiesti okei ei ole tänapäeval tippasi kaamera. Ei no ütleme, et see on nagu võib-olla ainus selline asi, kus sa üldse saad natuke kinni võtta, aga noh. Mina arvan, et see Sony probleem, kui me küsime, et noh, ega päriselt ka, need ongi ju head telefonid, nad on vastupidavad ja kõik, aga miks nad ei müü? Mul on teooria, et nad ei müü, mina arvan, et nad ei müü sellepärast, et nad ei müü USAs. Ehk et seda teadmist, et mis on hea telefon ja mida peaks ostma. Mulle tundub, et seda filtreerub lihtsalt läbi selle USA turu ja USA meedia nii palju. Ei ole sellega 100% nõus, kuna minu siin laua peal olev Huawei telefon ei ole ka USA. USA nagu absoluutselt vihatud ja võiks öelda, et keelatud praktiliselt, eks ole praeguseks. Ainuke turg, kus nad ei müü ja mujal turgudel kaasa arvatud Euroopas, nad tõusevad ikka nagu 3-kohalise protsendiga aastas praktiliselt. Nii et Sony puhul on üks eripära, mis ütleme tavalist inimest ei puuduta, aga Sony toodab neid juppe, mida kasutavad kõik teised väga paljud oma telefonid tootmisel, et nad on niisugused, see tarneahelas taha poole läinud. Ei no aga võib-olla Sony ise ei tahagi nii väga telefonides müüa. Sest ta teeb nii palju igasugust kraami ja mine sa tea, kuidas nad oma nagu seal. See oli mingi vana spordimees. Ma tegelikult hüppaks küll, aga ma ei viitsi. Ma olen mõnes mõttes Gleniga nõus, et see on nagu selles mõttes müstiline, et nad absoluutselt ei tee mitte mingisugust turundust oma toodetele ja nad ei viitsi nagu vaeva näha toodavad, aga nad ei viitsi selle müümisega tegeleda, et see on nagu hästi imelik. Ja
samas nagu bränd on tuntud, nad võiks kas või selle peal, no üritavad praegu tundub brändi peal liugulast telefonid, eks ole. Ja teine muidugi müstiline fakt ongi see, et miks nende kaamerad on või kaamera tarkvara on jätkuvalt neil nagu uskumatult halb, arvestades sellega, et nende nagu päris kaamerad on väga head. Kõik sensorid, mida enamus tootjad oma heades kaameradest, telefonikaameradest kasutavad, on Sony omad. Et see on nagu asi, mis nagu mulle siiamaani väga kohale jõuab. Ju vist isegi IFA-l juba näidati telefoni, mida keegi meist pole vist üldse katsunudki või? Xperia X3, kas keegi teab, et see... Ei ole katsunud, aga mulle üldse tundub, et me räägime liiga palju siin Sonyst. Väga hea kirglik teema, aga kellest me räägime siis... Kuulge, see oli Huawei aasta. Vaielge vastu nüüd või mitte, see oli Huawei aasta. Heas ja halvas. Oli nende aasta. Ta oli kahe tootja aasta tegelikult, ta oli Huawei aasta ja ta oli OnePlusi aasta või siis PPK aasta. Kas minu selline kõhutunne, et Samsung vähemasti Eestis, võib-olla ka maailmas laiemalt kaotab oma mingit sellist sära ja kaotab positsioon, on õige või ei ole? Ühe numbri võin su öelda, see on 1. See on hea number, mida sa väljendad sellega? Mida sa võiks tähendada, pakkuge? No kõik. See on Samsungi turu osa Hiinas. 1%, jah? See on nagu müstiline, eks. Kui ta Euroopas oli siin mingi aeg 40 kandis vist. Aga kuidas ta seal Koreas lood on? No Koreas on nad jätkuvalt ikkagi koduturul parem, jah. Aga see, et Samsungi turu osa on Hiinas nii väikse, Apple ka kukub tegelikult ja kohalikud brändid tõusevad, Huawei ja OnePlus ja Oppo. Aga just, et Samsung nii olulisel turul nii halvasti läheb neil, see on nagu küll nagu märk sellest ikkagi kas on siis hind vale või on midagi muud. Telefonid on tegelikult väga head. Vaatame neid trende, kuidas liikumine käib, siis jah, Samsungil ei ole seda ülespoole kõverat see aasta olnud. Pigem on maailmas kas hoidnud nagu stabiilset joont, mõnel turul alla käinud, väga olulisel turul. Ja Huawei tuleb ülespoole kõveraga järgi ja seal käib hirmus rebimine. Ja see Huawei aasta on selline olnud, et me ei tea, kas rõõmustada või mitte selle üle, et nad teevad nii palju telefone, müüvad nii palju telefone. Telefonid on tehniliselt ikkagi, mina ütlen, need on väga hea kvaliteediga. Ja siis kõige sellega kaasneb see, mis juhtus nüüd teises poolaastas, kus hakkas pihta ikkagi massiivne selline kampaania, ütlemaks, et Huawei on turvarisk. Ja tegelikult ma ei saa vastu vaielda ja ei saa ka nõus olla, sest ma ei tea. Ja, siin on väga nagu selline märgiline Huawei aasta. Hästi mitu faktorit, üks on see, et Huawei on väga-väga konkurentsivõimeline odavas ja keskmise hinnaklassis. Väga tugev, praktiliselt ainus nagu siin Euroopa turul, kes nagu suudab head telefoni hea hinnaga toota. Teine asi on see, et nad on suutnud võib-olla isegi üllatavalt natuke tulla turule. Ma ei kahtlane selles, et suudavad teha head telefoni, aga nad suudavad hea telefoni eest küsida palju raha ja inimesed on nõus seda maksma. No samas nad mina mäletan 2 aastat tagasi, me rääkisime või 3 aastat tagasi, Mate 8 tuli, maksis äkki 499 või 599, siis Hans ütles, et jube kallis on, muidu väga hea telefon. Ja nüüd on 1000 20 Pro maksab 1000, jah. Aga see 1000 on ikkagi vähem kui, mis on iPhone'i 10S. iPhone'idest me ütleme Apple'ist me veel ühe tegevbloki kindlasti räägime. Ja aga Samsung, eks ole. Siiski, aga inimeste selline suhtumine on erinev, et iPhone'i eest maksta või Huawei eest maksta. Aga nad on seda hinda ikkagi kergitanud. Ja loomulikult nad on selles Apple'likud, et nad on väga vertikaalselt integreeritud, ainus tootja peale Apple'i, kes toodab, ja Samsungi ilmselt, kes toodab nii palju asju ise. Ja, aga Samsungil just see Apple'i strateegia minu arvates ei ole tegelikult õnnestunud. Et nad üritasid kasvada selleks Androidi maailma Apple'iks, kus sul on selline väärtuslik bränd, eks ole, ja see bränd on lahe ja see ei ole mitte lihtsalt telefon, vaid see on terve ökosüsteem. Kõik nende enda äpid ja kalendrid ja meilid ja terviseäpid, kellad, kõrvaklapid, nad sisuliselt täitsa kopeerisid Apple'it või ma ei tea, kuidagi väga niimoodi käsikäes arenesid ja mulle tundub ikkagi, et tarbijate jaoks mingit sellist asja nagu Samsungi ökosüsteem ei eksisteeri või eksisteerib, ma ei tea. Brändi lojaalsust nagu nad lootsid, ei ole suutnud saavutada kindlasti. Samsung on teinud seest väga häid kellasid, mida ta ka sel aastal on näidanud, millest keegi enam aru ei saa palju, neid täpselt on, aga need viimased, mis sel aastal tulid, on ju head. Kas need töötavad teiste telefonidega ka? Need töötavad teiste telefoniga, töötavad ka e-SIM-iga ja väga toimivad on need kellad tegelikult, väga ilusad. Aga kui ei töötaks, muidugi nad proovisid seda alguses. No nad iPhone'iga ei töötavad, Androidiga töötavad väga hästi. Alguses neil oli ju minu meelest esimene kell, mis töötas ainult Samsungiga. Ja see oli tõesti väga hea, siis nad tegid väga ruutusel lahti, et Androidi jaoks täna on see asi väga hea, aga muide üks mobiilifirma, kellest üldse juttu pole olnud ja kes on kasvanud nii umbes 8 korda võrreldes eelmise aastaga, huvitav, kes see küll olla võiks. 782%. Sa mõtled, see on see Xiaomi seltskond? See firma on HMD Global ehk Nokia. Ahaa.
Nokia on täna 9. kohal. ma loen Geeniusest aeg-ajalt mingeid artikleid ja ülevaateid, et nad on tagasi ja hea telefon. Nad on müünud, ma loen siit praegu, et selle aasta teiseks kvartaliks olid nad juba müünud 4,5 miljonit unitit, mis on 9 spot globali. Kui võrreldes eelmise aastaga oli see 400 000 umbes, nii et nad on põhimõtteliselt 10 korda juba kasvanud ja lükkavad nagu pedaali või vajutavad päris kõvasti praegu. Jah, mina julgeks väita, et mina olen Nokias puht emotsionaalselt natuke pettunud, et minu arust nad ei ole suutnud ära kasutada seda head tahet, goodwilli, mida nende kliendid on, neil on olnud kõik võimalused, nad on suutnud ära kasutada väga hästi olemasolevad vanad suhted operaatoritega, nad on igale poole ennast sisse suutnud suruda. Neil on suhteliselt head tooted, aga nad ei ole nagu nii head, kui on konkurentidel. Ega ütleme ikka, seda eristuvust ikkagi on vähe. Ma vaatan praegu, mis tuleb Hiinast neid 2 ekraaniga telefone ja selliseid slaideritega telefone, igasugust huvitavaid nagu sõgedaid asju. Sa tahad öelda seda, et silmapaistmiseks Nokia oli nagu siuke hullupanev firma, praegu nad üritavad teha nagu väga sellist safe taktikat kasutada ja see ei ole võib-olla kõige mõistlikum tegevus. Ja nad pushivad kõvasti ka muidugi neid feature telefone või feature phone'e ja ma vaatan siit praegu, et nendes on nad 3. kohal globaalselt. Ma kardan, et seal võib tõenäoliselt marginaal päris hea olla. Ja ilmselt see on koht, kus on siis Middle East ja Aafrika. Jah, ma siit kohe ei näegi graafikust praegu, kes siin esikohal on, et igal juhul see suund on üle endiselt kuskil Indias ja seal on Nokia bränd ikkagi niivõrd kõva. No see aasta. Eestis ka. Nokia 8110 oli see aasta tagasi. Legendaarne banaanitelefon. Ma olen üks nendest inimestest, kes on selle aasta jooksul ostnud endale Nokia kõige odavama telefoni. Mille jaoks? Mille jaoks ma vahepeal lihtsalt võtlesin ma puhkades, ma jätsin oma tutitelefoni koju, võtsin oma Nokia ja kõndisin mööda Eestit ringi. Helistamiseks ja sõnumit. Selleks, et kui tead metsas kuskil midagi juhtub, saab kiirabis helistada. Ja võib-olla ka asi, mida Nokia ei olegi hästi tänaseks leidnud, seesama HMD Global ongi see nende enda selline nägu võib-olla natuke sellises premium segmendis. Neil ei olegi premium segmendid. Ei, no nad üritavad ikkagi olla seesama Sirocco, mis tuli välja ikkagi tahab sinna poole suunduda. Sirocco on premium disainiga telefon, mitte premium omaduste telefon. Aga nende suund on ikkagi ka seal segmendis olla olemas mingil määral. Aga neil ei ole sellist disaini, mis nagu eristuks, et täna nad on ikkagi kuidagi disaini mõttes siuksed, ma paneks nagu võrdusmärgi Huaweiga, kes vaatab kõik maailma ägedamad asjad ja üritab need panna ühte lausesse kokku. Aga tere, mul on kohustus suunata meid korraks pausile ja siis me jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni jõululaupäeva erisaade läheb edasi, Ants Lõugas, Henrik Roonemaa katsuvad suunata vestlust ja vestlemas on abiks Meelis Väljamäe Euronixist ja Glen Pilvre. Ja me tegelikult pooleli kohta, kuhu ma õnneks tahtsingi jõuda väga hästi, on need uued Hiina tulijad. Millest siin juba vahepeal nagu juttu oli, eks Pocophone näiteks käis läbi ja kogu see minu jaoks üsna segane seltskond, mis sinna Xiaomi ümber erinevate brändide all on nagu kogunenud. Kas nemad on tegijad, kas seal oli 2018 mingi tohutu hüppe ülespoole teie arvates? 2 huvitavat asja on, esiteks on loomulikult OnePlus ja nende selline legimitiseerumine või ütleme siis niimoodi, nad on suutnud lõpuks ometi saada endale üle Euroopa ja kaasa arvatud USA operaatordiilid, mis on ühe nagu tootja jaoks väga oluline. Arvestus pisikese firma, eelmine aasta tegelikult Eestis vist ka ja Soomes olid nad Elisa võrgus juba olemas poodis müügid, aga selle aasta nad on ikkagi nagu igal pool. Ja see on nagu, mina ütleks, et nagu Hiinaste suur läbimurre. Teine suur läbimurre muidugi see, et Xiaomi on nüüd ametlikult oma poodidega Euroopas ja ka operaatorite juures. See on see näide, et sa oled alguses edukas griljaturundusega, nagu kunagi OnePlus oli. Ja minu arvates Pocophone on selle aasta märksõna, Pocophone täiesti uus nimi, ei kuskilt tuli. Tegelikult taga on lihtne äriplaan Xiaomi'l, väga suur Hiina tootja, kes mõtleb välja uue nime, kus ei ole X-i sees, et seda on lihtsam hääldada Euroopas ja läänes. Ja teeb telefoni, mis on tehnilises mõttes väga hea. Mis ma mõtlen tehnilise all selles mõttes, et me alati hindame telefoni brändiväärtust ja kui nagu mida ma enda kohta ütlen, kui ma seda telefoni kasutan. Pocophone'i mul ei ole seda, keegi saa, kui sa kasutad Pocophone'i, aga seda telefoni kasutades ta on
sama hea kui 2 korda kallimad telefonid. No ma hiljuti just kasutasin seda, sest ma olin sunnitud seda võrdlema teiste telefonidega ja ta on väga hea jälle jõudluselt, aga näiteks ekraani poolest ei ole väga hea. Näiteks see on üks komponent, kus nad on selgelt kokku hoidnud, välimusest ei ole ka väga palju rääkida, see on siuke üsna ilmetu plastkäkk, eks ole. Kas sul on ka vaja välimust? Ei no loomulikult, aga eks see on, inimesed on erinevad, et kelle jaoks on klaas ja kelle jaoks läikiv serv ja noh, see sama disaini teema, mida ma ka enne puudutasin, ongi tegelikult üsna siuke keeruline asi, et põhimõtteliselt on olemas 2 liiki telefone, ühed on need, kes suudavad nagu leida mingit oma nägu ja seda siis selle najal ikkagi oma modeliseerijat elus hoida. Teised on need, kes selle oma näo kopeerivad ja ütlevad, et see ongi siis nagu mingi trend või noh, et Hiina firmad on väga head kopeerijad. Tegelikult Hiinas kopeerimine ongi väga trendikas, kui sa kopeerid head asja, siis sa oled justkui ise ka hea. Ja Huawei on just väga hea näide, kelle disain on puhas koopia. Et noh, disain on kas Apple'i koopia, muideks viimane Huawei, see sama P20, mis ta on Pro, eks ole, see on tegelikult koopia. Sest et esimene telefon, kes kopeeris seda disaini, oli Nokia Sirocco ja Nokia Sirocco oli omakorda Samsung S8 koopia. Et S8 oli esimene telefon, mis tuli välja selliste 2 poolt ümarduvate servadega. Järgmine, kes täpselt sellise telefoni tegi, oligi Nokia Sirocco. Täpselt identne ja nüüd 3. identne oli siis see Huawei. Ehk tegelikult nagu võetakse hästi toimiv disain, tehakse see valmis ja reliisitakse ja kõik on rahul, kui see on kvaliteetsetest materjalidest tehtud, et noh, see Pocophoni puhul, noh, täna see disain on nagu ta on, et kelle jaoks see oluline ei ole, ta maksabki selle arvelt vähem, eks ole. Aga näiteks OnePlus on ka ikkagi liikunud juba natuke sükksesse premium sektorisse oma disainiga, et klaasist süksed pinnad ja kui sa juba klaasist räägid, siis noh, et üks vaieldamatu suur muutus, mis 2018 ju noh, legaliseeriti sisuliselt ära, on need ikkagi telefoni see servade kadumine, et need üle terve telefoni suurused. Loomulikult see sakk, see tuli küll, see tuli juba siis, tuli vist üle-eelmisel aastal, kui päris täpne. See on ajutine nähtus, mis aga Androidid võtsid selle kõik. Välja arvud Apple'i toodetest, kuna sealt ei saa kaduda. Miks ta kaob? Selle näotuvastuse pärast ei saa, jah. Aga teised saavad parandama kaamerad. Ja teine asi on see, et kuna Apple'i kulm on muutunud selliseks kalli telefoni sünonüümiks, siis nad ilmselt ei taha, kas seda kohtatakse. Aga sa arvad, et Androidi tootjad saavad oma selfie-kaamerad sinna klaasi alla pandud? No vaatades praegu, mis turul toimub, see nii-öelda sisse lõigatud auk, eks ole, mida nüüd teevad kõik poolega ja samuti see OnePlus 6 tüüpi see pisike kulm, minu arust see on nagu täiesti mõistlik. Ja no vaadates nagu teisi asju, siis kõik näevad ilmselt moodi vaeva sellega, et ikkagi kuidagi moodi üldse ära kaotada. Nii et... No see on ka kummaline selle kulmu puhul, et esiteks Androidil on kõigil võimalik see kulm sealt ära võtta, kui sa ei taha seda, eks ole, nii-öelda visuaalselt maskeerida, et siis jääb see... Siis sa saad servad vastu. Aga samas selle serva peal on teavitused, et ta näeb väga ilus välja, et see on must tagapõhi, aga teine asi, mis on kummaline Androidi kulmu puhul, et väga paljudel telefonidel ekraan ülevalt ei ulatu servani, aga seal on ikka see kulm. Et sa püüad imiteerida kulmu, just, et tegelikult nagu Apple'i puhul see kulm on nagu selles mõttes, et tundub vähemalt visuaalselt põhjendatud, ekraan ulatub ülevalt servani, alt servani ja siis on seal kulm. Aga kui sa vaatad, noh, ma ei tea, võta siin ka see viimane Nokia 7.1 või põhimõtteliselt ekraan ei ulatu nagu ülevalt servani, seal on kulm, all on 1 sentimeeter veel, siis nagu lisaks, et see kõik näeb sükke natuke, et noh, tuli koosolek ja mehed, tule, kas te kulmu panite? Meil on ka kulmu vaja. Teeme kulmu ka, eks ole. See nagu ei oleks vaja, eks ole, et see on nagu natuke süke trend, aga minnes teha võib-olla ajutine trend, mida ma ootan, et ära kaoks, mis on alles tekkimas, on see, et telefoni ekraanide sees on sõrmehelelugejad. Mida nüüd see aasta... See oli vist ja teiseks uus OnePlus, mis nüüd sügise välja tuli, see 6T, eks ole, jah. Seal on ka sees. See näeb lahe välja, ta on trendikas, sa saad ennast turundada, et meie tegime ära esimesena. Me muidugi tunnistama, et see ei tööta väga hästi. Vot, ma tahangi öelda, olen paar kuud seda kasutanud ja kasutus ergonoomika, et ma saan pimesi, avada telefoni, ma vaatan kuskile mujale. Ma ei tea, kus ma palju täpselt panema pean. Ma ei saa nii kiiresti seda telefoni avada. Isegi, mina proovisin seda Huawei baasil ja isegi kui ma tean, kuhu ma oma näpu panen, siis minu kogemus oli, et ta ei toimi. Et kui mu näpp on mingi liiga kuiv või liiga märg või mida iganes, et põhimõtteliselt ma tegelikult loobusin sellest Huawei sõrmejäljest üsna varsti, sest ma nüüd vandusin. Aga väga hästi toimis Huawei näotuvastus. Ei seda küll, aga ma tahan öelda selle... Aga ta toimib, kui ma arvan, nagu sinu laadsete nägude puhul. Ei, ma ei usu, sest teil on ka ikka see infrapuna baasil, et ta peaks olema sama laadne nagu see Apple'i oma, et ta toimis tõesti hästi, et ma võisin panna prillid ette ära, mütsid pähe, super, ja võrdlesin ka teda uue iPhone'iga siin sõbral, just oli kõrvuti panna ja ma ütleks, et Huawei ei jäänud alla, pigem vastupidi, näotuvastuses. Põmm lahti kohe. Ja ma arvan, et klaasi sees olevad sõrmellugejad on selles haibi tsükli alguses. Võib-olla läheb paremaks, aga ta ei ole töökindluselt ta ei olnud väga äge. Mina vaidlen vastu. Esiteks ma vaidlen vastu sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et ekraani sees sõrmellugejad on tulnud selleks, et jääda.
muud lahendust lihtsalt põhimõtteliselt ei ole. Teine asi on see, et järgmisel aastal me näeme päris mitmeid väga häid, palju paremaid ekraanilise sõrmelugejaid. Ei no ilmselt see on ju aga miks ei ole muud lahendust? Minu telefonil on seal taga paneeli keskel kõige parem koht maailmas. No ütleme niimoodi, et kõik tahavad seda ekraani teha võimalikult väikseks ja samas ka taha siis jätta võimalikult vähe mingisugust asja. See on nagu disaini küsimus. See, kas see mugav on või mitte, nagu kunagi pole klientide eelistused kedagi huvitav. Ei no väga mugav koht oli ka külje peal. Ta ei ole tulnud jääda. Ta on teatud haibi algus praegu käib, kõik tahavad seda imiteerida, aga 2020, 2019 me peame kannatama neid sõrmelugejaid, aga 2020 hakkavad nad taanduma. See on minu prognoos, see on selline 2 aasta. Mina arvan, et see läheb kõik näotuvastuse peale. Kui see juba töötab Huawei'l ja töötab Apple'il ja töötab teistel, siis ma arvan, et sellist kaob ära, see sõrmejälg. Jah, mina ütleks, et pigem kaob enne ära Androidil näotuvastus kui sõrmejälg, sest et näotuvastust on keerulisem teha ees. Ma olen täpselt vastu seda teisel arvamusel ja see on väga hea aasta lõppu neile kokkuvõte, me saame vaadata järgmine aasta. Mis ära kaas? Mina söön sõnu või sina. Aga muide üks asi, mis kadus ära ja mitte nüüd käesoleval aastal, vaid juba alustas minu meelest eelmisel aastal kadumist olid need kõrvaklapipesad. Ma mõtlesin, et teeks väikse, mina olin ikka väga pahane, aga nüüd kasutades need täiesti juhtmevabasid Bluetooth kõrvaklappe ei ole, ma ei ole sattunud saunapeole, kus oleks selle kõrvaklapipistik ja siis RCA-ga vaja panna kuhugi vana maki külge tümmi mängima. Praegu väga suurepärane võimalus selle tema üle vaielda, sest Glen on ju meil vana muusikamees, et ta kindlasti talle väga meeldib kõrvaklapipesa. Aga teeme äkki väikse küsitluse, kuidas te kasutate telefonis muusika kuulamist, mis lahendused olete valinud? Meil on ju igasugu adaptereid, meil on USB-C. Mina ütlesin Bluetooth kõrvaklapid. Ei no telefonist ilmselgelt ma valin ka Bluetooth kõrvaklapid, seal ei ole kahtlust, aga nagu Henrik mainis, et tõepoolest on neid olukordi, kus on vaja saunapeol või võib-olla mõnel peol, kus riided seljas on, lasta tümmi. Ja tihti ongi olnud see olukord, kus kuule, telefon on, siis hakkad, kus ma selle juhtme panen ja selgub, ei ole ei panegi auku ja inimestel ei ole ju kaasas neid USB, mis iganes tongleid või asju, et teoreetiliselt just kui vist saab. Sa ei lähe sauna peale tongliga? Ei lähe tongliga, selle tongliga kindlasti mitte. Ma arvan, et sauna peale on viisakas ikkagi oma tongel välja võtta veel hetkel, ei ole probleemi. Nii et ühesõnaga jah, et see on nagu võib-olla asi, mis siis on ainuke miinus, aga muidu jah, et minul on 2 nägemust, üks on selline globaalne nägemus, kus ma ütleks, et ma ei ole näinud siiamaani mitte üheltki tootjalt ühtegi mõistliku põhjendust, miks kõrvaklapipesa ära võtta, sest et kõik nad on lollid, vabandus, eesti keeles palun vabandust, aga isiklikult mul on täiesti ükskõik. Mul on laua peal telefon, millel ei ole kõrvaklapipesa, ma olen seda kasutanud pea 4 kuud, sellel vist on kaasas adapter karbis, ma ei tea, ma ei mäleta, ma ei ole kunagi vajadust tundnud, et mul on Bluetooth klappe kasutanud vist 5 aastat ja läheb ka igavest edasi niimoodi. No, aga meil on 3 Bluetoothi inimest ja mina olen viimane, kes ütleb, et ma olen proovinud neid ja küll on laadimine tüütu, kaotan ära, ilmselt on asi minus, aga mina lõpuks otsin USB-C klapid ja käin juhtmega. Ja tegelikult on asi sinus absoluutselt, sest et esiteks sa ei leia ka, ma ütleks täna nii mugavaid, funktsionaalseid ja kvaliteetseid juhtmega klappe, kui sa ei taha just minna mingite selliste suurte klappidega õue. Ja muide ja ma olen täiesti nõus ja teine asi, üks asi, mida ma ka ise ütlesin ja mida paljud kriitikud ütlesid, kui need kõrvaklapipesad hakkasid kaduma, oli see, et Bluetoothiga sa kvaliteetset helitelefonist kätte ei saa, et see ikkagi sul on kvaliteedi kadu seal. Ja see on tõsi, aga ega ka nende sisseehitatud kõrvaklapipesade ja nende takkidega, mis seal taga on, ega selle odava tongliga, sa ei saa ka kvaliteetselt. Sul ei ole mõtet mingit 3 sotiseid klappe panna isegi telefoni külge siis, kui sul on seal see kõrvaklapipesa. Tegelikult ei ole mingit mõtet. Head Bluetooth klapid reeglina on parema helikvaliteediga kui kehva kõrvaklapipesaga telefon. Aga 2 asja ma tahtsin siin veel mainida. Üks on see, et ilmselt ma ei ole sattunud piisavalt õigele sauna peale. Kus sa tonglel välja et ma ei välista, et mingil hetkel see vajadus tekib, eks. Ja teine asi on see, et kui Hans just ütles, tema ostis omale juhtmega klapid, siis ma olen kasutanud eelmine aasta oma eelmise telefonil, võis juhtuda ka see, et kas ma unustasin maha või ei laadimata ja võtsin kapist veel juhtmega klapid ja panin telefoni külge ja õudus, kui vastik see oli. Lihtsalt sellepärast, et juhe oli mul igal pool ees, ma ei osanud midagi teha, et see häiris mind kohutavalt, et ma ei oska enam kui sa lähed kui sa lähed kuskil ikkagi välioludes, et ärme jää saunapeosse kinni, sa lähed kuhu mujale ja tegelikult see juhe on ju segav element igal juhul. Ma ka ei kujutaks ette, et ma lähen kuskile tänavale kuulama juhtmega klappe. Ma olen siis viimane igand ikkagi. Ja asi, mis tegelikult täna ikkagi on pigem nagu standard ju headel klappidel on ikkagi see müra summutuse pool ja kui sa ikka kasutad
kasutad oma telefoni kuskil rongides ja lennukites ja mujal tänaval, siis mürasummutus või siis vastupidi see tänavapüra mängimine läbi või selle klappi, kõik need on ju ägedad funktsioonid ja juhtmega klapist, ütleme, sa saad muidugi ühendada ka juhtmega mingeid kallimaid nagu Bluetooth klappe, nagu siin Sonyl need on ja aga kes seda nüüd aga Bluetoothi kaitseks ma tahaks ka öelda seda, et nii klappide kui ka telefonide Bluetoothi kvaliteet on läinud nagu tohutult paremaks võrreldes mõne aastakuse ajaga. Et see vahe on nagu meeletu. Ma ei oska sedagi niimoodi, ma isegi kommenteerin. Ma ei ole ise iPhone'i kasutaja, ma ei tea, kuidas iPhone'is see on, aga Androidis on mul ikkagi on lag sees. Mängides. Filmid minu meelest või videot ta suudab kuidagi ära sünkida. Ei ole, ikka on lag. See sõltub klappidest, mingist koodekitest. Nad teevad seal mingit maagiat, aga mängudes minul on kogu aeg mingid probleeme olnud. No jah, mina olen selle terand, et ma tavaliselt ei mängi, väga harva mängin ja ma praktiliselt üldse ei vaata videot telefonist, nii et ma võin teile öelda, juhtmega on see lag nii väike, et elektronide liikumist ei vaja teha. Ei, juhtmega muidugi seda ei ole. Üks nagu plusspunkt siis sulle ka ikkagi, läägi pole. Kuulge, teeme veel ühe pausi ja võtaks siis ette Apple'i nimelise maailma ka. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni erisaate esimese poole viimane plokk kõlas väga keeruliselt nüüd, aga ühesõnaga me räägime veel umbes veerand tundi ja siis teeme väikse pausi ja siis räägime veel tund aega. Võtame ette Apple'i ja võib-olla mõnel teisel aastal me oleks pidanud Apple'ile pühendama pool saadet või mina ei tea terve saate või mis iganes, aga Apple'il on olnud väga veider aasta, ma ütleks tagasi vaates. Mul ei ole mingit religioosset suhtumist Apple'isse poolt ega vastu, nii nagu paljudel inimestel tundub, et on, aga ma lihtsalt tuletaks siis meelde lühidalt, mis need Apple'i aastad on või mis minu jaoks jääb meelde Apple'i 2018. Number 1 on tõenäoliselt see, et sülearvutitel suured klaviatuuri probleemid, mille ümber käis suuri auramine. Number 2 on see, et päris jõhker hinnatõus. Et ikkagi esimene üle 1000 euro telefoni on, nüüd lähed vaatad 1500-1600 eurot on nüüd kallimad minu meelest. Ja arvutid said ka korraliku hinnalaksu endale otsa. Teine ja kolmas sügisene, ütleme nüüd selle sügisene väga muljetavaldav katse ikkagi kehtestada iPadi kui uut arvutit, aga see jäi ikkagi veel katseks minu jaoks. Ja. Ma ühe trendi toon veel esile, Apple'i kõige suurem mõju kõige laiematele inimmassidele, MacBook Air uuenes ja minu arvates on väga tore, et uuenes, aga ta ei ole kindlasti perfektne arvuti. Jah, minu jaoks puhtisiklikult samamoodi MacBook Air uus on päris suur pettumus just hinna ja omaduste suhtest, aga nagu tõele auandest tuleb öelda, et nii telefonide kui ka Airi puhul on see, et Apple tegelikult teab täpselt väga hästi, mida ta teeb, et meie võime siin vinguda palju tahame. Iga firma ülesandeks on teenida raha oma aktsionäridele ja teevad seda väga hästi, kui inimesed selle raha eest ostavad, siis nende kohus ongi seda sellega müüa. No aga eks see küsimus kindlasti on Apple'i jaoks ka sisemiselt see, et kui pingule me saame selle kummi nüüd ikkagi tõmmata. Kummi tuleb kõigepealt ära pingutada, siis tuleb vaikselt tagasi. No võib-olla ainus selline tõesti väga sisuline asi, mul kohe meenus siin ka üks sõber, kes hiljuti ostis just sellepärast mitte Apple'i arvuti, et see klaviatuur on kehv. Et tegelikult kui Apple on ikkagi seni teinud asju, mis on kallid, ägedad, ilusad ja ka head, siis ikkagi see, kui sul on juba mingisugune konkreetne nagu kriteerium, mis ei ole tõesti hea, mida sa palju kasutad, siis see on nagu, see ei ole hea. Ehk et kui sa teed väga hea arvuti, mis näeb ilus välja, töötab väga hästi ja millel on nigel klaviatuur, siis see on nagu üks süke väga, kuidas ma ütlen, et Apple võiks ikkagi hoida seda latti nii palju kõrgel, et sellised kasutusmugavuse probleeme neil tohiks nagu olla. Teine asi, millega ma sisemiselt võitlen, kas on hea või halb, on see, et USB-C on tuleviku keel, on ju, kõik räägivad, kui ma räägin portidest, aga lihtsalt need 10 või mitu 15 aastat oli see laadimisjuhe, mis käis magnetiga, on ju. Selle asemel USB-C. No see tuli eelmise aasta lõpus. See on juba olnud varem mudelitel ka, aga uues MacBook Air on see nii ja ei no uutes Prodes on ka niimoodi ju. Prod küll, aga Air on see, mis rahva arvuti on ja tegelikult ma tunnen, et see on tagasiminek. Olgu mis ta olgu, see magnetiga laadimisjuhe nii geniaalne oli. Ja USB-C tulevik laiemalt ei ole veel ikkagi kohal, kuigi ma arvan, et seal enam mingit tagasiminekut ei ole. No vist ma eksiks, iPad Pro ka vist sai ju Lightning kadus ära. Ja sai endale USB-C pordi, jah. See on üks osa sellest Apple'i üritusest teha iPadist nagu päris arvutit.
nojah, aga opsüsteem on see, mis praegu on seal vägagi ees. Kuule, sa istud siin meie stuudios saates, sul ees üks uus iPad, aga ja mõtleks, vaata, on päris arvuti või ole? Minust Apple'i probleem ongi see, et ma istun siin saates iPadiga, mis on nii vana, et ma ei mäleta. Et see töötab siiamaani niivõrd hästi ja ta teeb seda minu jaoks täpselt sama hästi. Aga kas sa ei vaata, Glenn, kadedusega neid uusi proosid, mis näevad jube kihted välja, ilusad õhukesed ja mis on praktiliselt võimsamad kui ükskõik milline Apple'i sülearvuti, mis täna müügil on, need prood on võimsamad. Ma vaatasin, mitte võib-olla kadedusega, ma vaatasin huviga, kui see iPad Pro välja tuli just hiljuti, et huvitav, et äkki ma peaks oma iPadini ära vahetama. Aga tegelikult kui ma mõtlen nagu iPad võrdusmärk arvuti, siis suurim probleem ikkagi ongi see tarkvara. Et see iOS on väga äge tarkvara sellisel mõnes mõttes limiteeritud platvormil ja see, et on limiteeritud, see ongi väga äge, sest ta on lihtne ja kõik, eks ole. Aga turvaline, eks just, et ma ütleks, et minu iPadis ma olen väga rahul iOS-iga, aga samal ajal ma saan väga hästi aru, et kui siin küll öeldakse, et võta mingid Lightroomid ja kõik muud produktsiooni softid ja iPadi peal saad teha, mina ei viitsi, ma ei oska, ei taha iPadi peal mingid videoid monteerida või pilte töödelda, minu jaoks on see ikkagi suhteliselt valus kogemus ja Pro peal kõik see võib töötada kiiremini, aga see põhimõtteliselt on sama, et kui ma võtan ikkagi desktop Maci, siis seal see on nagu teine arvuti kõik kokku, et selles mõttes muidugi see iPad Pro on nagu äge, aga vaadates palju ta maksab ja mida mina nagu teen oma iPadiga ongi see, et ma praegu siin vaatan netti ja kirjutan oma artiklikesi ja võib-olla siin ka kasutan mingit muusikatarkvara mõni kord ja ka see töötab selle vana iPadi peal nagu niivõrd hästi, et põhimõtteliselt võib-olla Apple'i probleem ongi see, et nad on teinud jube häid asju juba nagu päris pikalt ajaloos ja ta ei lagune ära, isegi aku peab vastu. Ma nagu ootan seda aega, et äkki saaks aku võib-olla 2 tunniga tühjaks või midagi muud sellist. Sa otsid põhjust, jah? Ta peab ikka kõik vastu ja samal ajal ka see klaviatuur, et on nii mõnigi sõber siin ostnud natuke uuema iPadi ja ostnud sellele juurde ka selle Apple'i enda klaviatuuri ja need on ära lagunenud ja need on ka niisugused riide baasil nagu niisugused fooliod. Tundub, et klaviatuuri business ei õnnestu. Ja, aga minul on siin Logitechi klaviatuur, vist klõbiseb juba mingit 3. aastat, tõsi küll, mingid asjad siin natuke on hakanud ära kukkuma, aga põhimõtteliselt klaviatuur kui selline töötab ideaalselt, nii et võib-olla ei olegi vaja teha liiga häid seadmeid või kui siis järgmine seade teha, siis see peaks olema mingisugune omadus, mis nagu tõesti sunnib kohe kindlasti. Siin on nagu 2 asja, et üks asi on äri, eks kõik tahavad nagu müüa rohkem ägedamaid uusimaid seadmeid ja teine on see, et siis ökoloogia seisukohast nagu mida kauem ühte sealt kasutame, seda kasulikum planeedil, eks. Aga 2 asja ma tahtsin siin öelda, et üks asi on see, et mis puudutab nagu seda vajadust või just iPadi kohalt, kuna ka iPadi üldse tahvelarvuti müük ju tegelikult kukub, eks ole, jätkuvalt. Siis minul oli ka siin aasta kasutasin iPadi ja ühel hetkel ta lihtsalt nagu otsustas, et ta enam ei tööta. Ja ma ei ole näinud mitte mingisugust vajadust ostama uut. Sest ei ole tarvis. Ma ei ole suutnud õigustada endale seda kulu. Aga sina siis ei saa ikkagi, sa ei võta õppust või sa ei käi Tim Cooki sõnade järgi, et see on uus platvorm, tulevik. Sa kolidki oma töö ja kõik siin iPadi peale, nii nagu peaks tegema. Ma olen aastaid imestanud seda, kuidas Glenn suudab nagu iPadiga tööd teha ja kirjutada. Siin on muideks teine point, veidi Apple'ist välja, aga klaviatuuri koha pealt, kui me klaviatuuri kvaliteedist rääkisime, siis mul vahepeal tekkis nagu mõte, et kuna päris palju tuleb viimasel ringi liikuda ja ostaks omale mingi sellise jooga või sellise puutekraaniga keeratava asja ja mis oleks kerge, millega on hea lennata. Siis ma vaatasin, võrdlesin neid ja vaatasin oma Lenovo klaviatuuri, mida ma nagu kasutan töö juures ja kodus tihti ja jõudsin järeldusele, et ei, ehk siis minu tava sülearvuti klaviatuur on niivõrd palju parem, et kuna ma ka nagu teie kirjutan suhteliselt palju, siis ma ei olnud nõus nagu tegema kompromissi klaviatuuri kvaliteedi arvelt. Ja võib-olla üks asi, mis muidugi räägib nagu selle iPadi opsüsteemi kasuks on see, et ta on ikkagi nagu otsapidi mobiilne seade, et kui me võtame sellise valdkonna, mis ka maailmas on ju väga erutab kõiki nagu droonid kas või, kus on DJI ja droonidega lendamiseks sobib ka iPad väga hästi. Aga droonidega lendamiseks MacBook ei sobi väga hästi. Ei võtta sülearvutit välja metsa vahel, jah? Tegelikult ta nagu ühendab seda platvormi ikkagi ka, et ta on nagu otsapidi süke mobiilne, seetõttu on seal mingid äpid, asjad, kõik see nagu loogika natuke ulatub ka. Aga seal iOS-is enam ju palju vaja tegelikult ei ole, et selles mõttes, et
mis me paneme hiiretoe, paneme ikkagi jõuga mingisuguse vana failisüsteemi mingi toe, eks ole, mis on 2 asja, mida ma oskan praegu nimetada. Ja siis on juba suhteliselt palju kaelast ära. Siis see tegelikult ju tähendaks, et sama hästi justkui võiks võtta mingisuguse kummalise kombo, et a la ühe nupuga avaneb mul iOS ja kui ma kuskile nurka vajutan, avaneb seal nagu OS X, eks ole. Seda üritas Microsoft seda üritas teha, aga see vist väga hästi tegelikult ikkagi see, et kui Apple üritab nagu seda kuulujuttude teed minna, et nad tahavad teha ARM-i põhjal sülearvutit, millel on jooksev iOS või midagi sarnast, siis nad peavad selle korraliku failisüsteemi sinna tegema, selline neil jääb. Aga ilmselt on väga raske seda ühitada, seda ütleme seda, kuidas ma seda sõna korralik defineeriksin, eks ole, et see iOS on väga korralik selleks, ja ta on, mis sa tahad teha. Et iOS on tegelikult selleks, milleks ta loodi nagu jube hea, aga kui sa üritad sellest väänata või pigistada välja seda suure arvuti sellist laiust, avarust ja funktsionaalsust, siis nii kui sa hakkad seda sinna pigistama sealt välja, siis sa keerad selle esialgse kontseptsiooni ka nagu pea peale. Ma tahaks kokku võtta, et mõnes mõttes on väga naljakas lugu, et kui me kujutame ette, et Steve Jobs ise kuskilt pilvelt istub ja vaatab ja kõkutab naerda, et tehnoloogiaajakirjanikud istuvad tubades ja stuudiotes ja püüavad lahterdada, mis see iPad on. Ja me teeme seda iga aasta, mul tundub. Ja ei suuda tegelikult aru saada, et kumb ta see on ja mis ta peaks olema. Ei no tegelikult see asi, mis ta on, aga see asi, mis ta on väga hea. Et iPad tegelikult on nagu kont visatud pureda neile, kes tahavad aga jah ja ei, sellepärast, et kui ma ka vaatan, et kust inimesed näiteks Geeniuse lehel käivad, milliste seadmetega, siis pooled on desktopist, ehk siis sülearvutid, lauaarvutid, pooled on mobiilist. Ja sinna vahele jääb mingisugune 2 leivapuru, eks ole, kes on tahvli peal ja see ei kasva. Kui sellest vahest oleks saanud 10 või 20, siis ma ütleks, okei, ma olen vana, ma ei saa aru. Aga need numbrid ei näita seda. Ilmselt muidugi mobiili kasutajad on loomulikult selles mõttes nagu rohkem, aga nagu minul see iPad ikkagi nüüd, ma loodan, et ei sure ära, aga kui ta mingil hetkel midagi võiks ära surema, ma ilmselt ikkagi olen sunnitud astuma uue iPadi tõenäoliselt, sest et mulle just meeldib see pool, et vajadusel ma saan seda droonidega kasutada näiteks, ma saan mobiilseid äppe siin kasutada ja ma saan kirjutada. Ja, aga ütleme teise või kolmanda seadmena. Ei, loomulikult, aga mul ei ole olemas klassikalist sülearvutit endal, et tegelikult see on minul nagu sellest tehnikaportfellist puud. Vastupidi, et ma just nagu kõik asjad, mida iPadiga teha saab, ka sülearvuti ja telefoniga teha. Aga sa ei saa lennata droonidega. Roli enam ei ole. Ja Henrik, sinu kodus on tahvliarvuti? Ei. Oli kunagi, aga läks ära? Ma ikka paari aasta tagant teen katse integreerida teda oma ellu, aga see alati lõpeb sellega, et tal on aku tühi ja ta on kadunud. Ja minul 2018 minu koju tekkis iPad. Väga naljakas, ma mõtlen, miks ta siis tekkis. Aga kaua ta sul on nõudnud olla seal? Pool aastat. Ja mis temaga tehakse? Lapsed mängivad? Ei loeta kindlasti midagi. Ehk siis ja ei vaadata ka seda, mida telekast vaatad, aga mingisugused mängud ja liikuvad asjad ja... No ütleme nii, et ma ainult lugesin veebisisu kõik. Ma ütleks ka niimoodi, et üks i-seade peab ikka igal inimesel olema. Sest muidu ta ei saa aru, millest ta ilma jääb. Et tegelikult või ta ei saa aru, kuidas seda piiratakse. No nii ja naa, et kui sul on olemas näiteks Apple TV kodus juhtumisi ja sul ei ole ühtki i-seadet, siis ilmselt ei ole sul mõtet omada ka Apple TV-d. Aga kui sul juba Apple TV on, siis sul peaks olema ka mingi i-seade ja sa saad tegelikult väga hästi aru, kui hästi Apple TV-ga i-seade töötab. Ja selle koha pealt ma olen nõus. Et sa võtad lihtsalt mingi filmi ja põmmid on see telekas ja nii edasi, et tegelikult see ongi vaatenurga küsimus, et kelle jaoks võib-olla on vangla väljastpoolt sisse vaadates või vastupidi ja kelle jaoks on nagu... Ja mina olen vahetanud neid operatsioonisüsteeme, et kasutasin aastaid iPhone'i, siis Androidi. Ma saan aru, et nad on erinevad, aga ma ei oska võtta mingisugust väga kindlat seisukohta, et üks ei luba mul midagi teha. Kui me räägime siin täna ikkagi... see jott ei kehti meie kohta. Ja me räägime täna siin kogu aeg iPadist, aga me ei ole millegipärast rääkinud ühtegi sõna Android tahvlist. Ja ei räägi ka. Ma tahtsingi öelda, et me ei räägi ka, sest Android võrdusmärk tahvel, võrdusmärk väga jube nagu kooslus. See lihtsalt ei toimigi ja see nagu kohe üldse ei toimi, et see ongi see koht, kus nagu Android ei olegi suutnud, see tahvel, see on halb, segane. Aga muide paradoksaalselt ta teeb neid, Androidi tahvlid teevad neid asju, mida me siin tahame, et Apple'i tahvlid hakkaks tegema. Jah, opsüsteemi koha pealt küll. Jah, et failisüsteem on ja ma ei tea, tõenäoliselt on hiiretugi ka või ei ole. Nõus ja ma võin teile tuua ühe use case'i, kus nagu mina ei saanud iPadiga hakkama, Androidiga tahvliga sain väga hästi hakkama. Failid, mis asuvad, mul on failiserver, eks ole, üsnaga arvuti, mis istub kuskil kapis või laua taga ja kus on suur ketas ja kus asuvad, ma ei tea, mu
varastatud või mitte varastatud mingid asjad, eks ole. või noh, mis iganes ostetud, mingid filmid, muusika ja proovi seda iPadiga vaadata sealt. Nii. SMS-erist või kuskil. Aga kas seal, aga minust ei ole nagu äppi, mida iPadi jaoks ei ole. On, need äpid kõik halvad ja nad ei tööta nagu hästi, aga veel see töötab. No enam-vähem ja on töötab see oluliselt paremini. Ei, ma üldse ei vaidle, et Androidi on asju. Väga niši use case. Jaa, et noh, teine asi, mis nagu väga nišikas on see, et näiteks isegi iPhone'i või iOS-i jaoks ei ole olemas äppi, millega mina saaks oma Nissan Leafiga suhestuda. Androidi jaoks on, jaa. Meie saate esimene tund on praegu läbi, me teeme siia pausi, joome klaasi vett kosutavad teed, rahuneme ja siis tuleme tagasi teiseks tunniks. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni jõululaupäeva erisaade jätkub, teine tund siis käes, Hans Lugas, Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre puhumas törtsukese tehnoloogia juttu jõulupühade puhul. Ja kuna meil on erisaade ja pikalt võimalik lobiseda, siis me kasutame seda võimalust, et vaadata siis tagasi aastale 2018 ja meiega on liitunud juba tegelikult saate algusest peale vahepeal magas üks robot, kes temast me jõuame veel rääkida. Aga me lõpetasime eelmise ploki Apple'iga ja üsna selline, no mitte kõige rõõmsam jutt nüüd Apple'i kohta ta ei olnud, natuke siin vaidlesime, aga on üks asi, mida Apple on ajanud nüüd küll aasta või rohkem juba. Ja Apple on ajanud seda sellist privaatsuse liini. Ehk et maailmas, kus näiteks Google'i ja Facebooki ja lugematute hulga teiste firmade ärimudel on sinu andmete kogumine, süstematiseerimine, töötlemine ja nendega kauplemine, siis Apple on väga-väga tugevalt öelnud, et meie ei luba seda teha, see kõik on jama, see ärimudel ei tohiks üldse selline olla, meie kaitseme kasutajat. Ja alguses nagu neil ei olnud võib-olla nii hea seda juttu ajada või see pinnas ei olnud nii soodne. Aga kui ma vaatan, mis nüüd ikkagi USAs viimase 2 aasta jooksul, eriti 2018 on toimunud ümber, näiteks ümber Facebooki, siis hakkab tunduma, et päris hea nagu turundusotsus Apple'i poolt. Facebooki puhul on raske juba järgi pidada, et mis 2018 kõik juhtus. Neid andmelekkeid, skandaale, vabandamisi, mingisuguseid pettusid, mingi kahtlaseid kokkuleppeid, kus kellegi andmetega mingi tehtud on nii palju, et ei saagi aru. Ma võtsin nüüd väikese sellise viimase seisu. Euroopas tuli see uus andmekaitseseadus, mis ütleb, et väga rangelt tuleb jälgida, et kui andmed lekivad kuskilt. Facebookil on juba nii mitu neid menetlusi pooleli. Facebook asub Euroopas Iirimaa andmekaitse menetlevad, et nad ei isegi ütle, mitu tükki neid on. Viimase seisuga on maksimaalne trahv $1,6 miljardit, mis nad saaks määrata, kui see menetlus siis ütleks, et ta on süüdi. Ehk siis Facebook on nagu 2018 aastaga muutunud selliseks tohuva pohuks, kust vahepeal pistab ainult Mark Zuckerberg pea välja, ütleb vabandame ja siis lesi veereb edasi. ja teised ei vabanda ka, et tema on siis pea vabandaja. Aga ma olen nõus, et see Apple üha rohkem püüab eristuda. Ja jällegi ma tulen tagasi Huawei selle skandaali juurde, et igal pool, kus tehnoloogirindel iga rohkem on küsimus selles, et kuule, kas me saame usaldada seda firmat. Mida Facebook meile tõestab, on see, et me ei pea pimesi usaldama küll, aga varem või hiljem tulevad sigadused välja. Sigadused tulevad välja nagu Facebooki puhul, kas nad ise on sunditud tunnistama, keegi vilepuhuja ja me võime küll öelda, et me praegu ei tea tavaliste tarbijatena, et kas siis firma, mis andmetega teeb. Aga mingi selline maailm on praegu selliseks muutunud, et ei saa luua päris musta kasti. Võtad inimesed andmed sisse, teed kõigest sigadust ja tegelikult ei tule välja. Küll tuleb välja. Väga hästi on minu teada seda siin nii-öelda GDPR-i pooldajad sõnastanud, et kõik, mida sa teed kliendi andmetega, pane suures punases kirjas väga hästi selgelt aru saadavalt kuskil tingimuste ette otsa. Ära peida neid 28. lehekülje peale väikses kirjas ja ongi lihtne. Alustage sellest. No jah, seal on teine küsimus, et ega kõik, kui me kirjutame alla igasugustele lepingutele, et palju me neid päriselt läbi loeme. Jah, no ega Facebooki ma vaatan, aktsiahind on meeletult kukkunud 2018 jooksul ja
ja kõik need ülekuulamised, millele Hans viitas ja kõik need lekked ja kõik need avalikustatud firmasisesed e-mailid ja nüüd see vaade ikka sellesse, et mida need inimesed seal omavahel üldse rääkisid ja kuidas nad kasutajatesse ja privaatsusesse suhtusid ja see ei ole mendiv pilt, aga kõige selle juures on ikkagi huvitav, et kasutajate hulk justkui nagu püsib. Mingid inimesed nagu lahkuvad, aga kasutajate arv ei ole langenud sama võrra nagu aktsiahind. Aktsiahinnas on justkui nagu ootus, et kohe hakkavad inimesed ka ära jooksma. Kaks asja on selle juures. Üks asi on see, et Facebook on paratamatult, meeldib see meile mitte paljud inimesteks väga kasulik. Nad on sellega ka harjunud, neil ei ole alternatiivi ja teine võib-olla suurem probleem on see, et inimesed ei tea, ehk siis meie jaoks on see nagu väga nähtav ja selline selge skandaali otsa, aga enamus inimesi pole kunagi kuulnud, et Facebookis midagi sellist juhtunud on. Et usu mind, Ameerikas nad on kuulnud, seda tuleb söögi alla, söögi peale, nii telekanalitest kui igast uudiseportaalist, see on meeletu. Uudised vahepeal ainult Facebookist, Facebook ja Trump on kaks teemat, mis Ameerikas üldse üleval on, mulle tundub. Ja, kui ma mõtlen... Mis on omavahel seotud teemad. ja need on ka seotud omavahel. Mis ja 2019 juhtub, kas Facebookiga toimub mingisugune murenemine või mitte. Mul teine alternatiiv selle, et Facebooki ei juhtu mitte midagi. Teine asi, mis juhtub, on see asi, mille üle on rohkem pead murdnud, mõelnud selle üle, kuskil sügisel kirjutas selline mees, kelle nimi Paul Roomer, võitis Nobeli majanduspreemia see aasta, hästi tark mees, ütles, et tegelikult vaatame tõele näkku, privaatsus kui selline on nagu kas suremas või surnud, et me ei saa käsitleda privaatsus kui sellisena. Ehk see kõige lihtsam näide selle kohta, kui sa teed kasutajakonto kuhugi ja klikid okei, kus on siis 25 000 lehekülge juriidilist teksti. No see on absurdne tänava maailmas, keegi saab aru, mis ta kirjutab, et need nii sünkroonist väljas on see, mida üks inimene ära annab ja mida ta vastu saab ja mida see firma tema andmetega teeb. Ehk siis me ei tohiks rääkida enam seda, et meil on privaatsus, mida kaitseme, kui selline asi eksisteerib, et me anname ära ja me ei tea, mis need asjadega saab. Glenn, ma vahepeal küsin, et kas sa saad oma sõbra vait sundida? Hey Vector, be quiet. Nii, ta on mingi solvus selle peale, aga midagi, ma olen solvanud tehisintellekti. Aga üks huvitav trend on, mida inimesed ju räägivad või olen kuulnud, et mul see Facebook, et need on igavesed röövlid seal, et andmeid kõik jaotavad ja seal on nii igav ja seal on üks nõmedad inimesed ja midagi pole lugeda ja ma lähen sealt minema, ma ei käi üldse enam Facebookis, ma käin Instagramis ja see on teatavasti Facebooki oma ja 2018 oli ka see aasta, kus Instagrami algsed asutajad ju lahkusid, ma ei tea kui palju omal soovil või mitte on ju, aga läbi nad selle Facebookiga ei saanud ja ma arvan, et Instagrami ootab suhteliselt kiire selline Facebookiseerumine ees, vähemasti nad panevad selle kindlasti raha teenima selle Instagrami. Täiendan siin aprillis ka WhatsAppi asutajad võtsid raha välja ja läksid minema. Ja samadel põhjustel natukene, et Facebook tahab neid Facebookiseerida, aga mul ei ole selle vastu midagi. Need samad inimesed, kes sealt lahkusid suure sellise õiglustunde tähe all, nad võtsid kümneid miljardeid dollareid Facebookilt vastu. Ja. Nad pidid ju aru saama, et Facebook ostab selle firma, mitte ei anna lihtsalt mingi 20 miljardit dollarit ära. Räägivad, et meile anti lubadusi, siis nagu naiivne ei maksa olla. Ja ma arvan, nad tegelikult ei ole ka nii naiivsed. Ja muidugi, aga sabast see sama jutt, et Facebook on nõme ja ma lähen nüüd Instagrami või et ma nüüd enam Messengeris suhtlema nüüd WhatsAppis, näitab seda, kui strateegiliselt geniaalne oli need kahe asja osta. Ja nüüd praegu rohkem ei ole nagu midagi osta, eks ole, et küll nad oleks midagi veel ostnud. No jah, nad tahtsid osta ka Snapchati, aga seda ei müüdud, aga nagu näha Snapchati väga enam nagu on muutud nisi asjaks. See on nüüd see huvitav küsimus, et minu usk sarnaselt teiste kasutajatega püsib Facebooki nii kaua, kuni ma ei näe, mis on alternatiiv. Aga ega tegelikult, kui see alternatiiv ka tekiks, siis see on jälle Facebook või ma ütlen nagu oma olemuselt, sest inimesed tahavad ikkagi teineteisega suhelda, vaadata, kommenteerida, laikida, heitida ja nii ongi. See on selles väga lihtne, et on kaks varianti, kas selline asi on nii-öelda lukus ja turvaline tasuline või on ta tasuta ja sa maksad oma andmetega ja kuna inimesed ei taha teatavasti ju maksta, eriti nagu suured massid, 2 miljardit inimest ei ole kunagi nõus nagu andma raha iga kuu mingisuguse teenuse eest, siis paratamatult sellist Facebookis annad asjad jäävad igavesti olema. Ainuke asi, mis saab mõjutada, on ikkagi nagu, mis ameeriklastele üldse ei meeldi, aga on valitsuste poolne regulatsioon, mis natukenegi võib-olla,
kuidagimoodi saab seda no lihtsalt hoida. Seal on teised ohud jälle. Ja kui piltlikult öeldes võib alati juhtuda sellise asjaga, et ega ükski asi pole igavene ja kui ta mingil hetkel kasvab mingil põhjusel nii suureks või hakatakse teda kuidagi regulatoorselt piirama tänu sellele, et ta nii-öelda oma raskuse all kokku kukub, siis raudselt tekib lihtsalt analoogiline alternatiiv ju sellele. Ja, aga ma samas on jube raske ka uskuda, et tekib parem Facebook. Ei, absoluutselt mitte, et ega siis ei saagi öelda, et võib-olla need eelmised platvormid, kes on siin olnud, mis iganes nad siin olid, mingisugused Orkutid või mida iganes, et omal ajal lihtsalt see tehnoloogiline võib-olla netiseerumine ja kõik need kanalid ei olnud sellisel võimekusastmel nagu täna, et viga ei olnudki nendes platvormides omas ajas, vaid lihtsalt aeg on läinud nii palju edasi, et samad platvormid on seda arenenud, täna on jõudnud nad siiamaani, et me räägime Facebookist, võib-olla 10 või 20 või mis iganes 100 aasta pärast räägime mingisugusest muust platvormist, mis on oma olemuselt ikkagi ühendab täpselt samu väärtusi. Kas tõde on see, et 2018 aasta lõpus neid sotsiaalmeediaplatvorme rünnatakse nii eri suundadelt, rünnatakse täitsa põhjendusega, on ju, alates poliitika. Kuidas see mingi julgeoleku, poliitiline manipulatsioon, sotsiaalsed suhted, inimesed, kuidas nad suhtlevad, kuidas kasutatakse sotsiaalmeediat, et tekitada sotsiaalset vaenu ja mingit viha ja sellist diskrimineerimist, siis kogu see andmete leke ja sinu andmete müümine ja profileerimine. Igast suunast on rünnakud, et see kontseptsioon ise, et me oleme internetist, omavahel suhelda ja see kõik on kuidagi avatud. Et kas see kontseptsioon suudab uueneda uuel aastal või ei suuda, see on nagu väga suur küsimus. Ta ei saa iseenesest ilma regulatsioonita uueneda sellepärast, et inimesed on sellised, nagu nad on. Ja täpselt inimloomus on selline, nagu ta on ja ega siis samamoodi, kui sa vaatad siin kommentaariumite katseid, et küll on tehtud neid nimeliseks ja poolkinniseks ja jälle avalikuks ja ikkagi jookseb see piir selle koha pealt, et kui sa oled päris anonüümselt, saad sõna võtta, siis on loetavus suur, kõik tahavad seda vaadata. Kui sa mingid asjad ära piirad, siis muutub see seltskond kitsaks ja teistpidi, nagu siin on ka need kinnised Facebooki grupid jälle näidanud, et isegi see anonüümsus ei päästa nagu midagi, et kui sul on nii-öelda kinnine või poolkinnine grupp, siis seal räusatakse ja mölisetakse täpselt samamoodi. Mida Facebook teeb, on ju, seni nad on tehnoloogiat firmale öelnud, et algoritmid, tehnika aitab sorteerida, et ei tehtaks paha, ei räägitaks või manipuleeritaks. Ja nüüd 2018 oli see aasta, kus Facebook võttis siis otse või kaude palgal ikka päris palju moderaatoreid ja Saksamaal üle maailma, kes siis käivad nii-öelda jupi haaval läbi, et keegi on raporteerinud, see pilt või postitus on halb ja siis keegi moderaator ütleb, okei, on halb, kustutame ära. See ei saa jätkuda niimoodi, sest sa ei suuda 2 miljardit inimest ju niimoodi läbi hekseldada või nende juttu. Et kuskilt see jookseb mingi konflikt. No aga siin äkki tuleb meil appi tehisintellekt. Aga muide kasutajate reaktsioon ikkagi on olnud ja see ei ole see, et nad on läinud teise sotsiaalvõrgustikku, vaid mulle tundub, et inimesed on hakanud oluliselt vähem jagama. Absoluutselt. Mäletame mõni aasta tagasi veel pandi puhkuse ja ma ei tea, titepilte Facebooki üles. Täna ei panda või ma ei kasuta väga. Mina näen sellised mingid isiklikke pildialbumid, näiteks, et käisime perega. Aga see Instagrami ei panda? Pannakse sinna, jaa. Aga seal on ka paljud kontot lukus. Okay. Erinevalt Facebookist on sul võimalik, Facebooki on ka võimalik, aga Instagramis on see nagu hästi lihtne põhimõtteliselt ühe klikiga panna oma konto kinni ja vaadata, et kes seal üldse jälgib, kes see jälgi on. Ja Instagramis ei ole ka nii tugevalt sees olnud seda võõraste sõbraks lisamise teemat. Facebook ikkagi ühel hetkel hakkas seda ka väga julgustama ja see oli ka väga loogiline, et kui sul on 10 sõpra, siis sa käid Facebookis oluliselt vähem kui siis, kui sul on 800 sõpra. Sest sinu Facebook on lihtsalt siis palju rohkem asju täis, on ju. Instagramis on tead see ebasümmeetriline jälgimine, sa jälgid 100 influencerit, aga sa ennast näitad nagu 10 sõbrale. Ja mis on veel huvitav, et ma arvan, et meil on tekkinud juurde sellised sotsiaalvõrgustikulaadseid tooteid, mida me ei pea sotsiaalvõrgustikuks. Ma arvan, et näiteks iMessage on maailma tõenäoliselt üks suuremaid sotsiaalvõrgustikke. Kus inimestel on grupi chatid, sinna jagataksegi neid samu pilte, mis varem pandi Facebooki või mingit isiklikku infot, isiklikud vestlused käivad seal. Laiemas plaanis näiteks, ma arvan, et YouTube on väga suur sotsiaalvõrgustik ja nad on nagu pihustunud laiali ja kui miski Facebooki tapab, siis ma arvan, et mingi selline asi võib see vabalt olla. Ja ennustataksegi ju päris palju seda, et selline privaatne või väikses grupis jagamine ongi nagu järgmise aasta nagu trend, et mitte siis see avalik jagamine.
ja aga no muidugi inimestel on ka WhatsAppi grupid ja ka seal on nagu probleeme palju. Viib tagasi sind jälle Facebooki juurde. Mitte ainult seda, aga vaadake, mis Indias WhatsAppiga toimub. See on mentaalne kiviaeg nagu, et teeme kinnise grupi ja siis ütleme, et naaberkülas on kõik jobud ja läheme kividega loopima. Mis lähevad ka. Jah, et ma ei taha nüüd teha nalja India ühiskonna üle, see on igal pool selline, et see võib ka juhtuda Eestis, on ju, see jah. Kahjuks niimoodi, aga ühesõnaga vaatame siis, mis sellest, aga Twitteri rääkimata, aga nad kuidagi ei ole, vähemasti mulle tundub, et kui me ei ole Ameerikas või kui me ei ole mingisuguses poliitikute seltskonnas, siis mulle tundub, et Twitter ei ole sisuliselt üldse teemaks. Twitter saab väga palju peksa, aga ta saab peksa nagu selliselt kummalisel kujul, et Twitter ongi tegelikult nissi-platvorm poliitikutele, ajakirjanikele ja normaalne inimesel ei käi, eks siis nad kokkuvad ise endaga põhimõtteliselt. Aga samal ajal ikkagi ma nagu ei alahindaks tehisintellekti mõistet, eriti ingliskeelses maailmas. Et ma olen ka 100% kindel, et ka täna tehisintellekt loeb rõõmsalt läbi kõik postitused juba ammu tegelikult ja ta läheb järjest targemaks, et ei ole kaugel see aeg, kus ta on veel targem. Jaa, ma ei tea, kas te nägite, üleeile oli artikkel Nvidia graafikakaartidega tehtud näopildid, mis oli nagu ikka nagu juba päris. Ühesõnaga näopildid inimestest, keda ei ole. Arvuti oli ise mõelnud inimesed välja. Ta oli nagu mõeldud inimesed välja. Ei no eks see on juba ka ju ammu on siin tehtud ju küll mitte nii võib-olla väga laialt tuntud, aga filme ju, kus on ju puhtalt renderdatud näitlejad, eks ole, keda päriselt ei olegi olemas ja nii edasi, et see maailm kui tuleb. Kui jutt sinna kaldub, siis üleüldse sel aastal tulid ju uued nagu tarbijatele mõeldud need kuidas eesti keeles on ray tracing kaardid on ju, mis suudavad nagu väga realistlikku arvutigraafikat. Jah, kus see ütleme mängudest täna veel ei tööta. Ja ka muidugi ka sellel aastal ikkagi võiks öelda ka, et tehisintellekt oli selle aasta turundustermin ikkagi. Teeme pausi, me peame reaalne intellekt nõuab pausi tehisintellektile. Me teeme pausi ja siis räägime sellest edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nõnda läheme digitunniga edasi ja jäime siis tehisintellekti juurde pidama ja Glenil on õigus, et see, kui me võtame IT-sõna, ütleme tehnoloogia sõna 2018, siis AI või tehisintellekt, ma arvan, peab kuuluma sinna kõige kõrgemale. Sõna, sest et tegelikult tehisintellekti kui sellist, mida enamus inimest tehisintellektil silmas peavad, ei ole veel olemas. Ma ka natuke hoian peast kinni ja kuna ajakirjaniku eripära on see, kõik räägivad sulle tehisintellektist, neil tekib vastureaktsioon on ju, et see kõik on jura. Tegelikult, kui nüüd korra mõelda üldisemalt, siis ilmselt on ikkagi väga palju meie igapäevaelus sellist tarkvara masinates, pilves kuskil, kus masinõppe on ise leidnud andmetest mingi asja, otsuse ja ütleb sulle, näe, leidsin selle ja see on oluline. Alates kuni selleni välja, et mu pildigalerii on ju ja sa sorteeri mul 100 tehtud pildist välja parimad asjad. Masinõppe, analüüsib pilte, kedagi inimest taga ei ole ja neid näiteid on rohkem, kui me suudame tegelikult. No muidugi, aga lihtsalt eks ilmselt küsimus on natuke ka täna selline terminoloogiline, et see tehisintellekt on lihtsalt selline tore lause või sõna, mida on mõnus haipida ja turundada, aga selge see, et selline kuidas ma ütlen, puristliku terminoloogia kohaselt tehisintellekt peaks ikkagi olema mingi selline identiteet, kes on võimeline ise, ma ei tea, ennast paljundama, nõusid pesema ja poodi minema ja magama minema, et selles valdkonnas teda muidugi ei ole, aga ega ta ei saagi tulla niimoodi, et täna ei ole ja homme on, aga ikkagi võib-olla me ei pea seda nimetama tehisintellektiks, aga sellist nagu masinõpet või siis ütleme selliseid algoritme, kus ei ole nagu sisendist teada veel väljund on ikkagi täna see seisuga väga palju tulnud juurde ja kaamerate puhul ja igal pool. Mulle tundub, et see tehisintellekti me oleme praegu saatnud algkooli või võib-olla hakkab jõudma põhikooli, et teeb vahet kassidel ja mesilastel, kui pilte näidata on ju ja teeb juba esimesi samme, et iseseisvalt linnaliikluses hakkama saada ja tead on ju, suudab joonistada teist inimest ja fantaseerida natuke. Seal on see, et selleks, et ta teeks vahet kassidel ja mesilastel, peab seda väga palju ja pikalt õpetama ja see on nagu ta on praegu algkoolis, eks nagu pigem küsimus ongi ju selles, et ta teeks neil vahet, siis tavaline, ütleme, algoritm peaks vahet tegema nii, et seal on 1 miljon programmeerijat, kes üritavad kirjutada algoritmi, mis on vahet kassidele mesilastel, aga tehisintellekt peaks olema selline, et sa ütled talle, kuule täna mine õpi vahet ära, mis on vahet kassidele mesilastele. Sa annad talle mingid pildid, ütled, et siin on pildid, kas kassid või mesilased. Ja homme sa võid öelda samale algoritmile, et õpi ära, eks ole, mis vahe on mingil elevantidel ja tiigritel, eks ole, et sa ei pea enam iga ülesande jaoks teda uuesti
siis hakkama tema koodi muutma, vaid pead lihtsalt saatma ta piltlikult öeldes kooli. Et muidugi paljudel seadmetel seda täna ei ole, aga kui sa vaatad ka kaameraid, mida mobiiliseadmetel ju nüüd kõigil on kõvasti turundatud ja push itud, siis tehisintellekt on igal pool ja see tähendab enamasti siis seda, et tõepoolest on need pilditöötlusalgoritmid võimelised aru saama, kus on inimesed, kus neid ei ole. Nad on võimelised siis optimeerima kõiki seadeid, hoidma neid kaadris. Isegi siin viimati testisin ühte Canoni mingit super zoom kaamerat, millel on siis võimalik öelda menüüst, et hoia kaadris nägu, ülakeha või terve keha. Ja siis ta täpselt nii ka teeb, et selles mõttes, et sa hoia kaadris ülakeha ja ükskõik kus sina selle kaameraga oled, kaadris on kogu aeg kena selline portree. Et see ei ole ka otseselt mingi tehisintellekt võib-olla selle sõna otseses mõttes, aga ikkagi ta on. Teda kindlasti nime karbi peal. Teda karbi peal saab juba niimoodi turundada ja selge see, et ta on juba ikkagi midagi rohkemat ka kui lihtsalt režiim, et võib-olla sealt veel mingid astmed edasi ja juba on seal midagi muud juures. Absoluutselt, jaa. Nii, kui me räägime, vaatame seda teemafaili, et me tegime ikkagi natukene ikka ettevalmistust ka. Ja üks teema, mille me võiksime ette võtta, on identiteet ja maksed. Sest seal ikkagi reaalselt toimus midagi. Seal toimus küll, jah. Mis seal toimus? Number üks, millest väga palju rääkida ei ole, Smart ID sai nii-öelda päris allkirjaks. Sai serti kätte ja põhimõtteliselt on võimalik siis kasutada. Täna veel Eesti ID-kaardi või see Eesti digiallkirjastamise soft seda ei toeta aga see veebiteenus, ma ei mäleta, digidokee. Mingi veebiteenus juba on ja küll tuleb ka see tugi järgi, aga 2000 või 2001, millal ID-kaart tuli. Sellest ajast peale on olnud see identiteet Eestis olnud seotud füüsilise asjaga. Tuli mobiil-ID, oli ka füüsiline SIM-kaart, füüsiline telefon. Ja nüüd on see, et ma võin võtta uue telefoni ja sisuliselt, ma pean ühe korra registreerimise tegema. Aga edasi, mul ei ole füüsilist asja vaja. Ja ei seda küll, aga see ikkagi tagurpidi jõuab ka selle füüsilise asja on ikkagi ju välja. Sul peab olema ID-kaart selleks. Sa ei saa muidu seda registreerida. Korra registreerid ära, jah. Ja et kui sul ei ole ID-kaarti mingil põhjusel, sul on pass. Ei, mobiilideest piisab ka. Jah, aga mobiilideed sa ei saa ka ilma. Ei saa, ja see on selline vahel kõik. Aga kui me räägime igapäevasest kasutusest. Selle ahela alguses. Siin on kaks asja, esiteks on see, et ID-kaart on kohustuslik isikutoimne dokument, hakkame sellest pihta. Ja selles siis, kui sa oma nägu võib-olla ma olen ajast maha. Kas kui sul on pass, kas sul peab olema ID-kaart? Jah. Pass võib olla, pass on reisidokument. Mina olen sellega sellist asja nagu pass ei ole, on reisidokument. Kas kuidagi seadustes on toimunud mingisugune nihe või? See on kogu aeg olnud. Pass on legaalne isikutoimne dokument. Pass on olnud ju kogu aeg, enne ID-kaarti oli ka pass, aga inimesed ju seadust rikkunud, kui neid ID-kaarti polnud. Absoluutselt, siiamaani tegelikult pass on legaalne isikutoimne. Ei, ma mõtlengi, et jah, et aga sa ei saa minna, kui see ID-kaarti ei ole, sa ei saa minna öelda, mul on vaja passi, aga ma ei taha ID-kaarti. Ei, seda küll, aga minu jutu sisu on see, et ma võin, kui ma ei ole tänaseks omale teinud ID-kaarti, kas ma olen juba rikkunud mingit seadusi või kas mul peaks see olema? Seda ma ei oska öelda, kui sul ei ole ühtegi dokumenti. Ei, mul on olnud kogu aeg pass, ma olen kogu aeg passi. Sul ei ole ID-kaarti või? Ei, no ma küsin. Sul ei saa olla, sellepärast, et sul pass on tõenäoliselt aastal 95 lõpetas kehtivuse. Ei, aga ma võtsin uue passi. Sa ei saa võtta ilma ID-kaarti. Et see tuli nagu igal juhul mulle kaasa. Äkki vana passiga saab uue passi? No ühesõnaga, nüüd me oleme enda jaoks liiga sügavas vette sattunud. Tegelikult lähme teemasse tagasi, et Smart ID, miks on huvitav ja eriline sellepärast, et ühe korra see ahel on, ühe korra peab sul olema füüsiline kaart, aga siis sa saad virtuaalse asjaga, äpiga käia üle kogu maailma alati, kuni see kehtib ja anda selle allkirja, mis on seaduse mõttes nii kõva kui olla saab, on ju. Ja mis tähendab, et kogu meie see e-riik, kogu digitaalne elu ei sõltu enam sellest, et sul iga päev on üks füüsiline asi kaasas. Iga päev on füüsiline kaart või SIM-kaart. Aga see just mobiil-ID-ga juba oli ju nii. No SIM-kaart, SIM-kaart, jah, seda küll. Jah. Mobiil-ID, siin on kaks probleemi, täpselt sama probleem, vastupidi. Mobiil-ID probleemiks on see, et ta on tarbijale kallis, ta maksis siiamaani euro kuus. Ja osatak küll operaator on pannud paketi sisse, aga ta ikkagi on tasuline. Ja Smart ID-ga on täpselt vastupidine probleem. Smart ID on kallis teenus, siis teenusepakkujale. Et näiteks kui sa tahad Euronixi veebipoodi panna Smart ID toet, sa pead hakkama maksma. Just. Ja ta ei ole odav teenus. Okei. Ta on ikkagi päris kallis teenus. Aga miks sa siis tahaksid seda sinna kaupmehena panna? Sest meil ei olegi, sellepärast see on kallis teenus ja me paneksin hea meelega, kui see oleks nagu aktsepteeritava hinnaga või tasuta. Kui on vaja midagi allkirjastada. Võib-olla me peame kunagi paratamatult selleni jõudma, aga lihtsalt nagu praegu hetkel selle tasuvus, mitte ainult meie jaoks, aga palju teiste jaoks. Aga ütle, saad sa öelda, mis see suurusjärk nagu on, et see on 10, 100 või 1000 eurost. See hinnakiri on muidu väljas. Sealt on mingisugune
1000 tehingust, ühesõnaga ta on mingi selline, okay. et ta ei ole nagu kuumaksuline, vaid ta on pigem tehingupõhine, minu arust, ma võin eksida praegu, ma ei julge 100% öelda. Aga et see on nagu ja tegelikult on teine selline, ma mõtlen võib-olla sarnase, mitte identiteediga, siis e-teenuste probleemiks on see, et me kuskilt just lugesin, et mingit teenust ei saa enam Eestis maksta mobiilmakse, M-maksega. Uuest aastast jah, on see, et sa telefoni arvele lisanduv summa, seda ei tohi maksta siis nii-öelda mingite väga paljude füüsiliste asjade eest, ta ei saa osta. 2 probleemi, esiteks on see, et see seadus on absurdne. Ja see on vist mingi Euroopa Liidu eeskiri või mingi jabur. Ja teine probleem on, suurem probleem on tegelikult see, et olete näinud kuskil kohta, kus mida saab maksta M-maksega. Eriti mitte ja see on sellepärast, et M-makse on eriti kallis. Ja operaatorid tahavad palju raha saada. 32 senti on M-makse. Parkimine, ja kujutage nüüd ette, et kui te ostate bussipiletmi või ma ei tea, lähete WC-sse, maksate 50 senti. Odavaid asju ja siis sellest 50 senti tuleb otsa 32 senti teenustasu. See on nagu 70% teenuse summast on teenustasu. No see on see küsimus. Lihtsad mikromaksed. Mobiiltelefon ei paku seda, või ta pakub sulle nagu absurdse hinna eest, ostad 1 sendist asja, tahad maksta digitaalselt, see on 32 senti lisaks. Siis, mis juhtus 2018? Esiteks tulid meil need plastikutükid, millel on raadiokiip sees, ehk puutemaksed jõudsid massidesse. Ja teiseks, Swedbank esimesena tegi siis mobiiliäpi, mis läbi telefoni NFC imiteerib seda sama asja. Millega teoorias saaksid teha väga odavalt 1 sendiseid makseid. Kusjuures mujal maailmas päris tihti saabki viipekaardiga maksta erinevaid asju, eks ole, erinevaid miniteenuste eest ja sa maksad täpselt sama või teenuse pakkuja maksab täpselt samamoodi selle 1-2% sellest, mitte 60% teenusest, eks ole, ja see kulu ei tule nähtavalt tarbijale. Aga samas see probleem on ju igasuguste e-maksetega kaardid ja on ju alati tegelikult, et Eestis isegi on see minust väga leeb, et meil sa võid maksta kaardiga, osta piltlikult öeldes ühe tiku ka ja keegi ei mölise, aga mine Berliinis hakka kaardiga vehkima ja sind saadetakse pikalt kohe, kui sa hakkad seal mingi sentidega maksma. Tegelikult 10 eurot oli miinimumsumma. Tegelikult see probleem on pigem selles ülesehituses süsteemi puhul igal juhul, et keegi sealt tahab saada ju raha. Ja, et nagu see sama Smart-ID asi, et kas maksavad tarbijad või maksab pood, aga keegi peab selle maksma ja makstakse ikkagi. Lõpuks maksab ikkagi tarbija. Aga küsimus on pigem selles, et kui suur summa on, mis hetkes hakkab ära tasuma, eks ole, et kui ma tahan 2 eurost bussipiletit müüa ja sellest minu käest või tarbija käest võetakse ära 32 senti, siis see on nagu absurdne. Kui sealt võetakse ära 2% sellest 2 eurost, siis see ei ole nagu probleem. Aga kuidas äkki teie olete selle koha pealt väga informeeritud, et kas aastal 2018 või on see 2019, millal siis Eestisse võiks jõuda see, et ma saan ka mobiiltelefoniga niimoodi maksta nagu mingid Apple Pay? No võt meie on suga siin juba maksame, et see... Swedbank võimaldab siis, teised pangad ei võimaldab. Aga ma pean ütlema, et olles seda proovinud ja see Apple on telefonis olemas, siis viipekaarti välja võtta maksta palju lihtsalt ja mugavalt. Jaoks küll ja mina isegi ei tea, kus mu kaart on, ma teen valdava osa oma makseid telefoniga. Küll on nagu see, ma tean alati, aga saad sa teha seda näiteks ka Apple'i kellaga või Karmini kellaga? See on ainult Androidi telefonidega, kus peab olema Swedbanki mingisugune 2019 beta äpp, mis seda siis toetab, on ju, ja sa pead sinna nii-öelda sellesse äppi siis lisama mingi Swedbanki NFC toega pangakaardi ja siis su telefon muutub kaardiks. Limit oli, ma ei mäleta, 150 eurot. Üle 100 euro, jah, päris suur summa. Aga mina olen ka meelisega seal, et ei ole enam kasutanud seda pärast esimest tuhinat. Kirjelda korra, kuidas sa teed seda, lähed kohvikusse, öeldakse kohv 3 eurot, on ju, nii, ja siis võtad välja telefoni. Ja panen sinna kassa selle vastu. Kas sa teed ka telefonis midagi lahti, avad ei, ma teen lihtsalt telefoni peab klahvi luku maha võtma, mingit äppi, midagi vaja ei ole. Lihtne, et sa ju puudutad. Ja ma puudutan korra sõmele lugast, piks vastu, telefon taskusse tagasi. Võib-olla on see äppi beta, minul ütleb päris tihti, et logi sinna äppi jälle sisse. Ilma sisse logimata. Mul kordagi pole sellist asju öelnud. Ma peaks hakkama siis selle mainitud panga kliendiks tuleb välja. Ei tule välja, lihtsalt kui sa soovid seda kasutada, siis sa pead hakkama. Ja, et kui ma olen teiste pankade klient, siis ei saa. Mina arvan ikkagi, et Eesti tingimustes ja tegelikult see on ka mujal samamoodi, et pigem on nagu lootusetu loota, et me siin jõuame Apple Pay või Google Pay, ikka mingi pankade maksesid lahendused. Ma just tahtsin teha, et kui me siin ikka nagu tulevikuks ka ette vaatame lubadusi ja et kes siis mida lubab, mina pakun, et 2019 aasta jõuludeks on Eestis Apple Pay olemas. No, jumalest. Et siis saate näha. Et kõik need 15% inimesi, kellel on Eestis iPhone, saavad siis maksta sellega. Mina tahaks pigem, kuna ma ei ole ei kummagi kella suur fänn,
siis mina ootaks pigem, et tuleks mõni spordikellaeg, siis. Muide, aga Karminil on ka mingi pay küljes. Karmin Pay või Fitbit Pay, Karmin Pay mulle väga meeldib. Oota, aga parandage. Karminil muide pay täitsa olemas, hiljuti just ühte kella vaatasin lähemalt, aga kahjuks seal nimistus ei ole ühtki Eesti panka. Seal on Soome pangad on, jah, aga õnneks ei ole ka Läti ja Leedu pank. Kas Google Pay sellisena nagu Apple Pay on ka olemas või? On ju? Aga erinevalt Apple'ist, kui mitut kella sa tead, mis. Ei, ma räägin kellast, ma räägin telefonist. Kella niikuinii kellelgi ei ole ju. Ja on ka Soomes minu teada. Aha, et aga põhimõtteliselt toimib samamoodi, et ma panen telefoni mingit vahet ei ole, täpselt sama, protokoll on täpselt identne. Ja Samsung Pay on ka täpselt sama asi, lihtsalt ainult Samsungi telefonidel. Samsungil on see vahe, et nad toetavad ka magnetiriba võltsimist. Ehk siis nad mängivad ka magnetiriba. Muide, kui ei ole NFC toega terminali. Google Pay toetab kogu Euroopa peale vist ühe Beneluxi riigi, Eesti, Läti, Leedu ja Portugali. Et Poolad, Soomed, Rootsi. Kõik on Google Pay'ga. Siin on naljakas see, et võib-olla Eesti pangad keeldusid Google'ile kontot avama. Ma tahaks just öelda, et meie siin pisikese riigis oleva eksootilise mõttetu riigi mõttetud kodanikud. Minul on olemas ka Saksa panga jutumärkides kaart taskus praegu. Nii, Ahmed and Sons. Miks jutumärkides? No selles mõttes, et no ta on tegelikult on pangalitsentsi N26. Aga miks see sul on? Miks kasu sul sest on? Huvi pärast, ta oli tasuta proovil. Miks mitte? Aga tegelikult on see, et kuna N26 on olemas nii Apple Pay kui Google Pay, aga Eestis ei pakuta. Sellepärast, et Google ja Apple Pay riik ei toeta. Ehk siis ka Saksa pangaga ma ei saa nagu seda kasutada ikkagi. Kuna ma olen Eesti resident. Aga küll aga, kui tuleb siia Eestis soomlane, inimene, kellel on Soome pangakaardiga on telefoni pandud, ta saab oma ilusti maksta oma Apple Pay kellaga näiteks. Kellaga saab, mõned lõks käib. Et kui te märkate Eestis inimesi, kes maksavad kellaga, Apple'i kellaga või Apple telefoniga. Ehk see tähendab seda, et see terminal füüsiliselt kõike seda toetab. Ja minu teada vist on ka Venemaal, sellepärast, et kui ma räägin, siin me käime Rotermanni kvartali ümbruses siin lõunat söömas ja maksan mõnikord selle, maksan telefoniga, siis mõnikord küsitakse, et oi, mis see on, et kas Eestis saab ka? Ja et meil siin ikkagi et Vene turistid käivad, et nemad maksavad kogu aeg kellaga. Et tundub, et seal ka siis see toimib. Ma ei tea, mis ulatuses. Aga me peame. Ma lõpetaks ütlen, et ennem kui me siin Hendrik ütles, et tema ei kasuta päris tihti kaarti, vaid käib telefoniga poes, siis mina käin toidupoes enamasti niimoodi, et ma kasutan Selveris M-taskut. Mis on ka NFC-ga, NFC toega. Ja mis toimib ka nende teiste pankadega, mina kasutan ka. Jah. Ja see on ka muide väga kiiduväärt teenus, aga teeme siia pausi ja siis saate viimane plokk. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, meie maratonsaate viimane osa on käes ja katsuks kuidagi lõbusamalt lõpetada. Meil üks robot juba siin piiksus ringi, me sundisime ta vait, aga mingisugune sinna robootika liikumine, ma arvan, jääb ka aasta 2018 märgiks. Pakirobotid ja ma ei tea, mis see sama vektor, kes meil siin on. Tegelikult on ju küll, kui me rääkisime tehisintellekt, ehk siis masinaõpe, paned selle kokku siis sellega, et need jupid, millest ehitada robotid ja oskusteave on nii levinud, et see on Eestis ka mitu firmat nüüd 2018 tõid välja oma masina. Ma ei ütle, et see nüüd on nii lihtne, et igas garaažis saad seda teha, millegi saada, aga need, mis Eesti firmad, Starship pani tööle roboti kuller teenuse. Ta on seda testinud tükk aega. Päriselt hakkas ka selle aastal. Päriselt käib Mustamäel, Selverist saad toitu. Ma proovisin ka korra. Proovisin, kas tõi kohale? Mul ka tõi kohale. Tõi küll suhteliselt nagu, mitte 5 minutiga. Ta tõi rohkem tunni aega, mis on 24 korda kiirem kui see e-Selveri kuller, mis oleks pakkunud järgmiseks päevaks. Aha, lausa. Nii et selles mõttes, selge eelis. Kas sina, Glenn, elad nii-öelda piirkonnas või Hansuga saatsime lihtsalt tänavale kõlkuma? Ei, ma ei ela ka piirkonnas, et mul jäi piirkonnast ikkagi puudu, aga ma võtsin lapse kaasa ja läksin piirkonda. ja tegelikult oli väga äge, sest ma ütlesin lihtsalt tule mingisugusele ristmikule. Ja kaardi pealt nagu taksodegi puhul sa saad vaadata ju, kus ta tuleb parajasti, ta oli tore vaadata ja siis me jõudsime ristmikul, ta ootas seal. Ja põhimõtteliselt see kogemus oli väga hea, et kõik väga hästi toimis ja asjad olid seal tema kuudis ja rääkis. Ma arvan, et me veel hästi ei mõista, kui nad seda teenindusala laiendavad üle kogu Tallinna või vähemalt suure osa Tallinnani, mis pidi olema lihtne, ütles Ahti Hein, et see ei ole väga keeruline. Minu jaoks on arusaamatu nende ärimudel, et kuidas see ära tasub. Kuule, aga kui sa maksad 1,5 eurot selle eest, et see masin sulle koju tuleb, eeldades, et see on mõistlik hind, mitte hind, mis, kuidas siis öelda, sisaldab endas niisugust
käivitamise alguses promohind, et pärast tõuseb. aga samas ma võib-olla siin on nagu ainult, me võime siin nii-öelda spekuleerida, aga võib-olla see ei tasugi niipea ära, see on investeering tulevikku. Nad on nii väiksed, sinna mahub pähe ja ta liigub pähe. Et see, kui sa vaatad ka seda summat, ilmselt palju täna on ikkagi nad kulutanud sinna arenduse peale ja kulutavad seda ka edasi, siis tõenäoliselt see koht, kus me räägime nagu mõistest ära tasub, on kuskil väga kaugel, aga see ongi võimalus ideed lihvida ja võib-olla mingite aastate, 10 aastate pärast on ta hoopis mingil muul kujul ja see RD või arendus, mis on täna tehtud, tasub alles muidugi, see peaks olema äriplaani osa, me ei tea neid numbreid, küll aga mõelge selle peale, mis tegelikult toimub, kas või praegu me räägime jõulude ajal, kuidas on ülekülvatud meie, ütleme, paki ja logistikateenused, sest et e-kaubandus ei vähene mitte, vastupidi, kasvab ja uusi viise, kuidas inimestele see asi kohale tuua, on vaja, nendele on nõudlust ja siis on see, et muidugi see olgu sa tellid tavalisest e-poest või tellid suurest toidupoest kaupa ja tuleb sulle suur kaubik, toob asjad kohale, on ummikus kuskil, ta toob sulle rohkem asju, aga kui nüüd see harjumus süveneb, et ma tahaks tunni aja pärast süüa seda mingit sepikut on ju määrde võiga, just seda täpselt, mida seal poes müüakse ja ma ei viitsi oodata homseni, kui tuleb kuller ja ma ei viitsi ise minna. €1 eest ja robot on mul muidugi, et see ei ole ka täna üldse teenusena on ta mõistlik, aga lihtsalt jällegi see tasuvus on minu jaoks nagu arusaamatu. Aga teine külg võib-olla, mis ei ole seotud üldse tehnoloogiaga, mis on niisugune natukene nagu kummaline, et ma ei tea, kas see on Eesti probleem või see on nagu inimeste probleem, et kui sa vaatadki seda Starshipi, ükskõik mis uudis selle roboti kohta tuleb, siis reeglina 100 kommentaarist on 90 umbes sellised, kes tahaks anda selle robotile kogu aeg jalaga. Ma ei saa aru, miks see nii on, et see on nagu mingisugune nagu tigedus on kuidagi inimestes nende vastu, aga see on nagu minu arvates jääb natuke nagu kummaline, et kui me oleme harjunud sellega, et autod sõidavad tänaval ja isegi teised inimesed käivad, siis me ei taha anda teistele inimestele kogu aeg jalaga. Aga kui tuleb nagu mingi selline robot, kui ta kuskil on, siis iga kolmas arvab, et see lükatakse ümber ja see varastatakse ära ja küll see lõhutakse ära ja et nagu selline nagu siuke üldine foon, võib-olla see käib niisuguse anonüümsuskommentaariumites kõigi asjade kohta, aga see on nagu natuke siuke kuidagi kummaline, et ma ei saagi aru, mis maailmas me nagu elame, et kui sa vaatad, küsid inimese käest, kellega sa räägid, siis ta ei taha robotit kangiga lahti kangutada, eks ole, aga tead, siit edasi minna väga tore, räägitakse robotikast, siis Viljandis pakifirma Cleveron tõi nüüd see sügis ju välja pakiveo auto. Ja mis on täitsa nagu auto kohe. Mis natuke väiksem sõiduauto, aga ka palju suurem kui see Starshipi asi. Ja see veel ei ole teeninduses kuskil ei sõida, aga nemad ütlevad, et see võiks olla selline pakiveo robot, mis sõidab näiteks öösiti. On lahendanud sinu probleemid, inimesed tahavad kangiga anda või jalaga anda. Inimesed öösel magavad, siis robotid tegutsevad öösel. Ja no siin oli hiljuti ka sama pisikse robotiga mingi näide, kus ta küll keegi tal otsest jalaga andnud, see oli siuke klikimagnetse pealkiri, aga ta ootas ühe teeraja peal või ülekäiguraja peal üleminekut, see Starshipi robot ja tõepoolest nagu paljud autojuhid tõepoolest ei saanud ka sellest aru, et robotile ei pea andma teed, eriti kui ta on selline ratastel külmkapp. No mis ta siis passib selle ülekäiguraja juures? Robot ootab, kuni autosid ei ole. Selles mõttes, et kui sa vaatad liiklusseadust, siis ei ole seal kuskil kirjas, et sa pead andma robotile teed, et ilmselgelt meie autojuhid on nagu viisakad ja nad tahtsid anda teed. Ei, see on jällegi süsteem, see mõttes, et kui keegi passib ülekäigurajal, siis sa annad teed. Ei, no keegi, rõhksõnal keegi. Jaa, aga me ei saa hakata eristama robot või inimene. Pärast, kui seal on mingi inimrobot, mis siis saab, sa ei tea ka, kas ta on inimene või robot, sõidab üle. Siis on see koht, kus see tuleb sisse kirjutada. See on see murrang. Minu meelest on lihtsalt on imelik, et seaduses mingi asi, mis on kogu aeg toiminud niimoodi. Sama hästi kui öelda, et robot võib punasega sõita. No ma ei tea, no kogu aeg on öelda, et rohelisega võivad sõita, nüüd järsku robot sõidab punasega. Aga see on see koht, ei saa teha selliseid see on see koht, et Vektor tuli oma kuubikuga tegelema. Aga mulle tundub, et see robotipeks on natukene sama fenomen, kui on olnud sotsiaalmeedias, on olnud see sõim ja selline nagu tagakiusamine. Et sul on tunne, et sa võid midagi anonüümselt teha ja siis vaat kurat lähed ja teed. Ja et mingi süke äng on kuskil paljudes nagu sees. Kui ma saan anonüümselt, siis no ütleme roboti löömine on samamoodi anonüümne, on ju nagu et erinevalt teise inimese löömisest, aga robotile läheb paugu ära, et keegi ei saa aru ka, ta ei ütle ka veel. Jaa, aga teistpidi ongi kõik asjad, mis ajaloos on tehnoloogiliselt tulnud, et ega siis ilmselt kui vanasti sõideti hobustega, siis võib-olla taheti ka autodel klaasid sisse lüüa ja et on ilmselt olemas ma arvan, et seal ei ole üldse mingit sellist nagu roboti vastu suunatud viha, vaid et sa lööd sellepärast, et sa saad. Aga ma tulen tagasi ühe teema juurde, mis te rääkisite, 2018 märgiline
erinevad elektrimootori jõul liikuvad seadmed. Jaa, muidugi, ma võin nendest pikalt rääkida. 2, võib-olla 3-rattalised. Ja see on suur tegelikult küsimus. Kus nad peavad sõitma, kes kellele teed annab, kas neil on õigus ohustada jalakäijaid või nad on ohuks iseendale autoteel. See on suur selline ala, mis on vaja veel selgeks vaielda. No see elektritransport on üldse ikka selle viimase aastaga nagu minust Euroopa regioonis väga areng. Ameerikas ka on. Ameerikas on ta nagu juba olnud ka varem nagu üsnagi. Ja aga need skuutri või need elektritõukside firmad, Lime ja Bird ja ma ei tea, mis nad seal on, eks ole, need tulid ikkagi 2018 ju. No ütleme, sel aastal on nagu nad väga suurelt tulnud nagu pilti ja siin samas Eestiski see firma, kellest me oleme rääkinud, G-Pad, kes siin toob rande maale ja nüüd ise seda brändi nagu teeb. Et tegelikult on see täitsa teema, et ilmselt sel suvel väga paljud ostsid omal elektritõuksi ja küsimus seadusandluses on ka üsna hõre selle koha peal, et täpselt kus sa võid sõita, keegi väga täpselt ei tea ja ka siin lõpuks terve mõistus on täna see, mis võiks nagu seda asja nagu reguleerida. Võiks alati rohkem olla, aga mina olen ka selle koha konservatiivne, et mind ka herib suvel eriti, õnneks on Eestis neid vähe ja mujal maailmas on USA-s neid nagu väga palju, et see, et kui ma olen jalakäija, siis nad üritavad mind alla ajada sellega ja kui ma sõidan jalgrattaga nagu kondiauru jõul töötav jalgrattaga kiiremini, siis nad on ees mul pidevalt ja toterdavad seal, ei saa nagu eest ära. Sa oota, keda sa silmas pead või mida? Elektritõukside mind pead, ma ei sõida õnneks ka kahjuks elektritõuksiga, aga minu arust ka elektritõukside üks probleem pigem ka täna on natuke see, et nad on kaugelt kiiremad kui võiks. Ja siin on nagu see koht ka, kus ühtepidi nagu ei tohi seda kõva häälega öelda, kui kiired nad on. Ja teistpidi jällegi ongi see sama ohutuse teema ka, et ega kui keegi ikka jalakäijate vahel seal udjab mingi 40-ga, siis see ei ole enam üldse ohutu, eks ole. Aga teistpidi sõiduteele sa sellega ka nagu otseselt ei lähe, sellepärast seal ei ole ju suunatulesid ja numbreid ja ta ei ole võib-olla ikkagi lube. Et see on selline ähmane maailm, et kõige võimsamad elektritõuksid täna on ju, sõidavad üle 80 kilomeetri tunnis, millest meil on siin ka juttu olnud, on ju. See on natuke jõhker on ju, aga need on suurte ratastega ma loodan. Kümnetolliste, mis nad nii väga suured on. See on jällegi sama asi, et nagu kõigi asjadega, et alguses tuleb innovatsioon ja pärast tuleb regulatsioon, ehk siis nagu enne see regulatsioon tuleb innovatsioon. Eks ta on muidugi nagu kahju või kurb on, et Eestis on see täna veel väga hea, et mina olen ju selline legendaarne või juba üherattalisega sõitja on ju. Või siis ainus, jah. Või siis ainus Eestis, et vaadates nagu muu maailma praktikat nende liikurite koha pealt ongi tibakene kurb, et need inimesed, kes teevad nagu seadusi, ilmselgelt ei teagi üldse, millega tegu on ja väga palju kiputakse keelama. Et kui sa vaatad siin maailma linnu, no kas või nagu Inglismaa, eks ole, kes on minust need Segway'dki juba ammu kaherattalised ära keelanud, et need on mingil private property'l sõitmiseks, et see kõik omamoodi pärsib tegelikult nagu selle valdkonna arengut, mis on äge. Minule tundub, ma olen täiesti nõus sinuga ja mulle tundub, et mulle esimest korda tundub, et me oleme nagu päriselt mingisuguse võimaluse lävel see auto maffia nagu laiali peksta. Et ma ei arva, et me peaksime nagu asendada autot nulli ja jalakäijad 100 peale on ju. Euroopas on ju linnu küll, kus isegi vana kondiauruga jalgratas on ju väga in, eks ole, Kopenhaagenid ja Amsterdamid. Aga kõik need võimalused, need tõuksid on olemas, nad on piisavalt väiksed, sa võid nendega minna ka põhimõtteliselt trammi ilmselt maha istuda või rongi, nad on piisavalt tegelikult odavad, nad on piisavalt võimsad, nad on piisavalt lihtsalt kasutada, on ju. Et kõik see mängib kätte võimalust, täna meil on hästi selline binaarne süsteem, et nagu kas sa sõidad autoga või on umbes, ma ei tea, käid jala, on ju, või ma ei tea, sõidad bussiga, aga sinna vahele mahub terve hulk igasuguseid võimalusi ja seadmeid ja hübriide. Võib-olla see ikkagi lootus ongi selles, et sellised asjad ikkagi algavad ka nagu selliste, ütleme, seaduste või reeglite tegijate poolt väga suurelt pihta, et kui autosõitu ikkagi erinevate tingimustega piiratakse, see võib kõlada kuidagi jubedalt, aga olgu selleks kas või bensiini hind, olgu selleks parkimine, olgu selleks liiklusummikud, mis paratamalt tekivad, siis järjest enam inimesed tegelikult saavad aru, et autoga ei ole hea sõita. Et loomulikult, kui väljas on külm ja porine, ilmselgelt sa eelistad võib-olla istuda kauem seal autos ja kuulata raadiot, aga ikkagi meie kliimas ka raudselt pool aastat või rohkem, ma ise tunnistan, et selle üherattalisega sõites, ma ei saa ühestki põhjusest aru, kui mul on võimalik jätta auto koju, siis ma iga kell teen seda. Ma tahtsin öelda, kui keegi teine ei tule sulle appi, kui riik ei tule sulle appi, siis aitab sind see, et autod ise omistuvad tänavad ära ja sa näedki, et sul on parem ummiku asemel. Nii see on, see autotulk juba meil kogu aeg kasvab ja siinkohal ikkagi see mõte, et teha juurde ka bussiridasid, jalakäijate teid ja viimane aeg oleks teha ka juurde igasuguseid rattateid, see oleks nagu väga-väga õige, sest et see suund... rattateede jaoks on vajadus sellepärast, täpselt mis me räägime siin, see mobiilsus, need seadmeid, mis tegelikult ei sobi kõnniteele ega autoteele, on nii palju rohkem.
omaette nagu. Nad peaks olema rajal, neil peaks olema, et kui sa vaatad ka siin maailma linnade arhitektuuri, siis ega need Kopenhaagenid ja Amsterdamid ei ole tekkinud ju lihtsalt sellest, et inimesed on läinud jalgrattaga sõitsma. Need on tekkinud sellest, et need inimesed, kes otsustavad, planeerivad ja mõtlevad, on loonud nende jaoks need võimalused. Ja see on parem autojuhtidele, et ei ole siba sul vahel kedagi ja jalakäijatele. Kopenhaagenis on täiesti niimoodi, jalgrattal on eelisõigus jalakäija ees, nii et. Ja ega kõik need näited maailma linnades, Ameerika on siin eriti markantne, eks ole, et mida rohkem sa annad autodele linnaruumis kohta, seda rohkem neid autosid tuleb, seda rohkem nad võtavad ja see kõik võetakse ära ja põhimõtteliselt see on täielik tupiktee, et mida rohkem anda autodele ruumi, seda vähemaks jääb ruumi lõpuks kõigile. Et tegelikult autodele tuleb anda linnaruumis vähem ruumi, ma imestan, ma seda juttu räägin, olgu mul autos väga meeldib. Ja ma ka imestan, aga ma olen täielikult, ma olen 2018 on minu jaoks olnud see aasta, kus ma olen oma suhtumist sellesse küsimusse väga põhjalikult. Mina, kes ma autoga ei sõida, kogu aeg, kui ma näen, kuidas inimesed nagu protestivad kütuseaktsiisi vastu, selle tõusu vastu, siis ma kogu aeg mõtlen, et täitsa lõpp, et autosid on meil liiga palju, et jällegi ei ole kütusaktsiis piisavalt kallis. Absoluutselt, ma olen ka sellega täiesti nõus. Aga muide, meie 2 tundi saadet on läbi. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja aitäh terve selle aasta eest. Meie digitunni kuulatavus on raketina üles läinud, ma vaatan netikuulatavuse numbreid. Ja häid jõule kõigile ja rõõmsat viitsutamist siis täna õhtul ja häid kinke. Aga meiega kohtute muide veel aasta viimasel päeval, me oleme ikkagi eetris, nii et kuulmiseni. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.